väga hea. Päris hea ju. Kuule, ma lugesin kuskilt sellest uudis, ma ei mäleta, kas see oli Delfi äkki sport. Seal sa ütlesid, et see pole aasta jaoks oled 4 korda jõusaali olnud. Eelmine aasta oli. See aasta ma olen nüüd tublim. Jah, sest ma mõtlesin, et päris hea, et juhul kui nii vähe käinud oled, siis oli päris hea nagu. Mingi liha on peal veel. No, nii, aga... nagu ütleb otsus Indrek, vaskulaarsus on säilinud. No super, üli hea. Aga väga hea, läks juba käima, et ei keegi teine pole külaliseks kui härra president isiklikult. Ergo Metsla, Eesti Kulturismi Fitnessi Liidu president. Tervist! Tere, Siim! Mina Siim. Sina Siim. Super, jah, väga hea. Võt, kuule, aga ega midagi, ma mõtlesin, ma tegin eeltööd, panin erinevaid küsimusi kirja ja võib-olla esimese asjana küsiks seda, et kes on Ergo Metsla? Ehk võib-olla rohkem seda, et no okei, seesama taskuhääling, mis me praegu teeme, et suure tõenäosusega suht palju kuulajad on kuidagi seotud fitnessi tööstusega või on nad siin sees või on neil huvi selle valdkonna vastu. Ehk suht hea tõenäosus on, et päris palju inimesi selle kuulajatest praegu sellest auditooriumist teavad, kes on Ergo Metsla. Ehk teavad sind kui selles spordialaliidu, ütleme, presidenti, aga võib-olla ei tea nii hästi seda, et kes inimene on. Ehk mis mu küsimus võib-olla on see, et kuidas üldse, räägi võib-olla natuke endast, et mis su nagu üldse nagu amet on, et kas sa oledki nagu täiskohaga president ja teedki seda nagu tööna, et oled nagu mingi siuke ametniku positsioonis pooleldi või oled sa üldse mingites muudest valdkondadest pärit? No, mina juba enam-vähem tean seda vastust, aga ma mõtlen seda, et tõenäoliselt on huvitav inimestel seda sinu suust nagu kuulata ja kuidas ise nagu seda tunnetad ja mõtled. Et kes sa oled? Ma arvan, et ma olen nagu hiir, kes on lõksu jäänud. Selles mõttes, et tegelikult ma olen äris ju tegev, on ju. Eluaeg rauaäriga tegelenud ja juhtinud erinevaid ettevõtteid. Ja presidendina tõepoolest laval näete, eks ole, mingi tegelane käib kuub seljas, teeb tähtsat nägu, eks ole. Ja kahjuks või õnneks ei ole päris töö. See presidendiks ole, see on ikka puhas hobi. Ja nagu me kõik teame, siis president ei ole selles liidus sugugi mitte palgaline. Et ta minu jaoks on hobi ja tegelikult võib-olla oleks see hea koht rääkida, kuidas ma üldse sain siia või sattusin selle koha peale, presidendi koha peale. Just. Et nagu ma ütlen, et tegelikult see on umbes nagu ajaloost kunagi, kes teab Vana-Rooma ajalugu, on ju. Kuidas selline Rooma keiser nagu Claudius sai keisriks. Et enne teda löödi maha, eks ole, hull Caligula ja siis Claudius arvas, et ta oli kokutaja vend ja ta isegi kirjutas rohkem ja mõtiskles ja ta nagu oli poliitikasse ei läinud ja oli tagaplaanil kogu aeg. Ja siis oli niisugune lugu, et löödi kõik need tähtsad näod maha seal, pretoriaanid või siis need tolleaegsed keisri jõukaitsjad. Tapsid siis selle hullu Caligula ära. Ja jooksid mööda seda paleed ringi ja otsisid veel kedagi ära tappa. Ja siis Claudius läks hirmunult kardinaha taha peitu, aga varbad, sandaalide vahelt varbad kardinade vahelt paissid. Ja siis need pretoriaanid ütlesid, näe varbad, tõmbasid kardina tagant Claudiuse välja, ütlesid nii, sina nüüd hakkad Rooma keisriks. Ja et mõnes mõttes vastu tahtmist, et see asi algas tegelikult niimoodi, et kuidas ma selle ala juurde sain. Ma arvan, üks paarkümmend aastat tagasi kõhuke hakkas kasvama 30-aastasel mehel, kole on ja. Ma vaatasin ise ka, et selline ilus sirge mees ülevalt kitsas alt lai nagu noor kuusk on ja. Ja siis ma otsustasin, et on vaja see ümber pöörata ja siis ma läksin staatsusklubisse trenni. Ja seal olid väga kihtid treenerid omal ajal ja siis samal ajal, kui ma seal esimesi aasta trenni tegin, oli niisugune täna väga tugev jõutõstja, eks ole, nagu Gert Koovit. Tema oli ka mu esimene treener ja tema valmistas siis Eesti meistrivõistlused kulturismis ja fitnessis. Punnitas seal ja kuivatas ennast ja ma ei tea mitte midagi tol hetkel, mida see kõik tähendab. Mina olin rohkem niisugune tervise pärast või enese vormi pärast käisin. No vot ja siis ma ütlesin talle, et ma tahaksin tõutsut aidata, toetada. Et rahakest nagu oli
ärid nagu see rauaäri käis, et ma tahaksin toetada. Ja siis Gert ütleb, et ei, et toeta hoopis liitu, et ma viintsin kokku selle liidu presidendiga Arnold Tokoga. Ja siis oligi selline huvitav kohtumine Staatusklubi riietusruumis. Gert tutvustas mind Arnold Tokole. Arnold Toko meile kõigile teada-tuntud sükse näoga vaatab mind ja ütleb, et ma olen esimest korda sellist inimest, kes ise tahab raha anda. Ja siis oligi niimoodi, et hakkasin vägisi sponsoriks. Mu esimene panus esimesel aastal oli 10 000 krooni ajal. Ja kuidagi moodi siis sellest kasvas välja selline asi, et ma hakkasin nagu mingisuguseid võistluseid läbi aitama viima seal, kui oli veel vana Sakala ja vana Salmes. Ja siis mingil moel tekkis asepresidendi ametikoht. Ja ma hakkasin käima, kuna Toko väga sõita välja ei tahtnud tol ajal ja siis ma hakkasin väljas käima, nii et ma olen esimene sõit oligi, ma ei teadnud turismist ja võistlustest mitte midagi, aga ma sain väga hea kooli, kui me Ott Kiivikasega sõitsime Egiptusesse, Kairosse. Oli 2002 maailmameistri võistlustel ja läksin taga siis kaasa. Ja võtte sealt ajast saadik, siis ma olen olnud kogu aeg nagu seal Kulturismi Fitnessi Liidu juhatuses asepresidendina ja see põhimõte, et ma nagu pigem nagu toetasin ja siis minu nagu ülesanne oligi käia võib-olla välisvõistlustel, minu jaoks natuke võib-olla selline turism on ju. Tolleaegsel presidendil hea võimalus mitte minna või kodus lapsi kasvatada, eks ole. Ütleme siis sportlastel ka hea, kui keegi kaasas oli, et need olid ajad 2 aastat tagasi, kui Kiivikas üksi ringi käis. Et siis oli nagu hea, et kaasas oli. No vot, ja siis kuidagi moodi juhtus selline hetk, et olid siin need turbulentsed ajad, kui väga pikalt president olnud Arnold Toko siis otsustas, et ta enam ei taha või ei jõua või ei jaksa või aega on täis. Ja siis oli lühikest aega, eks ole, oli Ott meil president pool aastat, aga siis kuidagi moodi see asi kulges niimoodi, et kogu see liidu juhtimine klubide poolt mõeldi ringi. Ja siis oligi umbes niimoodi, et ma olin nagu nõus kandideerima juhatuses, presidendist või sellest ei räägitud nagu midagi. Ja ühel hetkel, kui juhatus oli valitud, siis uue põhikirja järgi enam presidenti ja asepresidenti ei valitud, eks ju, üldkoosolekul, vaid juhatuses. Ja siis ühel hetkel niisugune legendaarne inimene nagu Aldur Partasjuk, kes oli ka tol hetkel juhatuses Reval spordiklubi omanik ja juht, tema siis ütles, et nii, nüüd on meil vaja presidenti ja asepresident valida. Ergo, sina hakkad. Ja 9 inimest laua taga, vaatan ringi, mis mul siis üle jäi. Oligi see Claudiuse tunne, et võeti selle tagant välja. Siin me muidugi leppisime laua taga kokku, et mul nagu endal ei olnud erilist plaani, praegu ka ei ole, ära tõusta ja sai siis kokku lepitud, et teeme nagu kogu seda liidu juhtimist nagu ühiselt, kuna enne seda oli väga palju kriitikat olnud selle liidu juhtimise osas, et ma nagu ei võta sellist positsiooni, et ma nüüd ainuisikliselt seda juhtima hakkan. Aga lõppkokkuvõttes kujunes see ikkagi välja, et tollasest 9 inimesest juhatuses on jäänud järgi 5 inimest. See töö on väsitav ja keeruline, pingeid on palju. Asepresidenti ei ole. Ja ütleme nii, et nüüd on küll juhtunud niimoodi, et viimane selline aasta, poolteist see nii-öelda hobi on täitsa nagu töö. Sisuliselt iga päev hirmus andmine käib erinevatel tasanditel, nii et igav ei ole. Samal ajal, ja tõepoolest samal ajal, eks ole, ma kasvatan üksi 3 last ja üritan siis veel äridega tegeleda Hiinast, Aafrika ja Tšehhini ja Eestis siis ka, eks ole, et kuidagi moodi ennast ära elada. Jah, et ma vaatasin, kui ma tegin taustauuringut ka, siis ma vaatasin, et huvitav, et pigem laia ampluaaga inimene, et teeksin küsimus, et sul tõesti vist nagu, kuidas sul vaba ajaga vist väga nagu, kuidas see vaba aega, mis see on? Vaba aega... Kus see on? Vaba aega on vähe, jah. Sisuliselt ei ole, kogu aeg on midagi teha, kogu aeg mõtlen, et kohe tuleb vaba aega, aga sinna ta läheb. Ja. Kui tagasi minna üldse selle juurde, okei, et sul oli treener, vaatasid kõrvalt, okei, et hull vend, et valmistab iseennast, valmistas kedagi teist kätte võistlusteks või ta valmistas iseennast ja siis vaatasid, nagu tema pealt kõrvalt nägid seda või? Gert valmistas iseennast, jah, ta oli nagu väga pühendunud.
kuidas see nagu see samm oli niimoodi, et sa reaalselt läksid nagu sponsorid, kas sul klikkis midagi selle alaga või kui sa käisid seal võistlustel koha peal või mis asi see sinu puhul nagu konkreetselt oli, mis pani sind ka tulevikus sinna edasi nagu panustama nii, ütleme siis finantsiliselt kui ka reaalselt enda ajaliselt ja teadmiste poolest ja kõike selle poolt. Mis on see nagu see ajend seal taga? Vaata, ajend on see nagu väga paljudel selle ala juures, et mul ei ole kunagi olnud tahtmist olnud ise nagu võistelda, eks ju. Siin sai nalja tehtud kunagi Tokoga, kui ma asepresident olin, ma ütlesin, et kui ma doktorikraadi Tehnikaülikoolis ära teen, et võt siis ma tulen lavale, et kas on mõni doktorikraadiga vend laval käinud. Ma kardan, et praegu väljakutse esitan Siim Kellnerile, kui Kellner teeb doktori ära, et läheb lavale. Ma kardan, et ta lavale ei lähe. Ma arvan, Kellner võib enne doktorikraadi ära teha, kui ta lavale läheb, ma arvan. No, anyhow, ja siis, aga mis mulle nagu meeldis, kogu selle asja juures, minu mõttega saalis käimise juures on kogu aeg olnud, võistelda ma ei ole nagu kunagi, ei ole nagu see olnud, aga mis nagu mulle meeldis oli see, et tõenäoliselt paljudel on see sama asi, et sellest tekib mingisugune niisugune nagu, sõltuvus tekib hiljem, on ju. Aga see, kas see asi sulle meeldib või meeldi, see on niisugune, see ei ole nii, et ma käin aasta otsa saalis ja siis tunnetan, et meeldi või meeldi. See on praktiliselt nagu kohe niimoodi. Lähed saali ja tunned ära, et kuule, minu koht. Ja millegi poolest ja võib-olla oli ka see, et see oli staatusklubi tol hetkel, et kuidagi see kultuur ja kuidagi moodi need inimesed ja see sama asi, et sa teed nagu, vaata, kui sa oled nagu äris või sul on nagu, sa ütledki nagu mulgi 100 miljon asja, on ju, siis tegelikult seal jõusaalis käimine minu jaoks oli ta niisugune väga täpne rutiin, on ju, sest esialgsed treeningkavad, mis siis Gert tegi, need olid ikka niisugused 8 korda seda ja 8 korda teist ja käisin ja kirjutasin kõik üles ja see tund aega, kui ma läksin, niimoodi vaatasid kella pealt aega, nii 45 sekki, siis paned järgmise 45 sekki, nüüd loomulikult lähed teed nagu tunde järgi, on ju. Ma raudselt niimoodi inimestega juttu, minusugune möllalaugi inimestega juttu rääkida ei tahtnud, on ju. Ja see esimesed aastad niimoodi, ja mulle meeldis see just nimelt see selline, kuidas sulle öeldagi, nagu sunddistsipliin või? Vaata, kui tegelikult 100 miljoni asjaga, on ju, siis mingil määral nagu see distsipliin kaob ära, sa jõuad küll teha, aga sa segad neid kõiki asju niimoodi, et noh, sul tegelikult ei ole sellist kindlat elurütmi, on ju, ja tegelikult hakkab see ühel hetkel nagu siia ajudele. Ja mina sain mingisuguse kindluse, et ma läksin ja kuna nagu töö lubas, siis ma iga päev käisin kell 11. Mul oli täpselt kell 11 läksin staatusklubisse, 11:30 ma olin trennis. Ja niimoodi ma tegin ikka seal, jumal võitku, niikaua kui see staatusklubi lahti oli 15-16 aastat. Ja et ma isegi ühel aastal sain kõige tublima treenija auhinna seal. 365 päevast ma käisin mingi 302 päeva trennis. Sa raks, korralik. Ei no, ja sel hetkel ma siis nagu punnitasin ka, et ma nagu võistelda ei tahtnud, aga ma tahtsin nagu kulturisti moodi trenni teha ja siis Gert utsitas mind. Ma ikka tegin seal seerias kükke 150-ga ja seerias rinnalt 120-ga surumist ja kaal läks mingi 105 peale vist. Kui pikk sa oled? No nüüd ma olen vajunud mingi 80 peale, aga siis, kui ma alustasin, ma vaatasin just oma paberites, ma olin mingi 81,5. 105 on väga korralik sellega. Oli. Muidu olen, mis kompositsioon muidugi on, aga... No see kompositsioon oli niuke, tead, kui sa oled niuke 30, ma arvan, 34, 33-34 ja just nagu saali läinud, nii et sa paned jõhkralt neid proteiinijooke, on ju, ajad omale süsikad sisse, kreatiini vahepeal, need olid asjad, mida siis seal algul ma ikka neid proteiini asju sõin ja siis kuidagi lähed niisuguseks puhevile või saad aru. Ma ei oska öelda selline, kui sa nagu naturaalselt teed ka, on ju. See on niisugune, kui ma neid pilte vaatan, siis on täpselt niisugune noor vend sai kangi kätte ja sinna ma olin nagu keha, enne seda ma olin, eks ole, ju sprinter kogu aeg, ma eluaeg teinud. Ma olen kunagi kangi tõstnud ega midagi, ma ei sallid seda üldse kangi tõstmist. Lihtsalt, noh. Aga siis, kui ühel hetkel hakkasid nägema, et nagu keha kuju muutus, enesetunne läks paremaks, ja siis tuli sõltuvus. Siis tekkis see hetk, kus sa käisidki ja ponnestasid ja üks kordus ei tegemata, hakkas juba see närvidele ajama. Enne ei saanud, hakkas see närvidele ajama. No võt. Ja mis see küsimus oli nüüd? Ma ei tea. Aga huvitav oli kuulata.
Miks ma seal saalis käima hakkasin ja tegelikult minule nagu jah, võtame selle jutu kokku selles osas, et ta on ikkagi nagu elustiilina, et see, mis meil siin rahvusvaheliselt räägitakse, üks suure, peetakse kõnesid, on ju. Aga kui sa nüüd ka täna vaatad, on ju siin fitnessi üldse kogu selles asjas ringi on ju nüüd siin selle COVID-i ajalgi, kui ma hästi palju meie enda spordiklubidega, eks ole, suhtlesin, on ju. Kui sa vaatad reaalselt ka, päriselt ka, kogu, ütleme, klubid pandi kinni, on ju, ja kui sa nüüd sellesse süvened, kui palju tegelikult oli neid inimesi, kelle jaoks oli elustiil, on ju. Kui sa vaatad kirjade järgi on, eks ole, 23 000 harrastajat, keda klubid näitavad, et nad on kulturismi ja fitnessi harrastajad, eks ju. Ja nende siis ütleme 20 000 on nagu täiskasvanud, keda klubid näitavad. Ja kui me vaatame nüüd täiskasvanud arvestuses järgmist spordialaliitu, ma võin eksida, ma ütlen peast, poolega taga täiskasvanutes on võimlemine ja siis kuskil see 4-5 tuhande peal on kas ujumine või jalgpall. Kuid nüüd ette, eks ole. Laval käib meil selline 100-120 inimest aastas, eks ju. Ja ülejäänud seltskond on saalis, ülejäänud seltskond on klubides, teeb, eks ole, siis nii, eks ole, trenasööridel kui ka grupitrenne, aga see on elustiili küsimus. Mingil moel on see muutunud selliseks nagu sotsiaalseks keskkonnaks. 100%. Ja kui sa vaatad näiteks seda MyFitnessi fenomeni on ju, siis ega MyFitness ei ole kunagi ennast otseselt spordiklubiks ju tituleerinud. Nendel on ikkagi pigem sotsiaalne koht. No nagu klubi mõttes, aga sa ei joose mojitot, vaid sa teed trenni, eks ole, omasuguste hullud. Ja see ongi see, mis nagu mind vist võlus ja teine asi, mis ütleme nüüd täna, kui ma olen 50 on ju, 51 või, ise ei mäletagi enam. Et tegelikult see, kui sa kuskil hiljemalt 30-selt hakkad enda eest nagu hoolt kandma, jälgima, et sul see rasvapolster kõhu peale ei võtaks võimust ja hoiad ennast nagu mõistlikult toonuses, eks ole. Ütleme, ma räägin nagu tippspordist ka kulturismis on ju. Siis ütleme 50-selt täna omavanustega ringi liikudes, ma tunnen ennast oluliselt, näen välja ja tunnen ennast oluliselt nagu paremini on ju. Ja minu arust see ongi see teema, et see jõusaali teema või see fitness või kulturism kui selline, ta päriselt ka aitab vananemisega võidelda. Ja kui seda teha nagu niimoodi, et nagu ongi see, et sa oled nagu aju ka peas on. Kui nüüd, mida ma olen ka ju vist ajakirjanduses ju kirjutamas sellest, et kulturismist on saanud nagu tarkade inimeste või mõistusega inimeste sport on ju. Veel, eks ole, siin paar nädalat tagasi, eks ole, süst tagumikku, trenni ja silmad punased või kollased, aru ei saa, mida sa teed. Täna, ütleme, saame sina, eks ole, ja ülejäänud Siimud siin, Siim Kellner ja Siim Savisaar ja siis igave nunnik noori kutte, eks ole, Atsid ja te olete kõik ju absoluutselt targad inimesed, saad aru. Ehk et see kulturism ei ole mitte selline ülespumbatud arusaamatute vendade ala, vaid see ongi nagu sa tegeled sellega nagu teadlikult. Ja kõige selle juures oled sa muudel aladel ka edukas vaata. Ja see ongi see, mis nagu mulle nagu meeldib. Ma tahtsingi, sorry, räägi. Ei, ma tahtsingi, kusjuures sa käisid nii mitu teemat üle, mida ma kõike nagu tahan täna puudutada, vaata. Üks võib-olla oligi see sama kulturism, see sõna, see stereotüüp, mis sellega tõenäoliselt mainstreamis ja ühiskonnas laiemalt, nagu mis sellega seotud on, sest tõenäoliselt ta ikkagi mingil määral on endiselt teatud osale ühiskonnast nagu võib-olla see termin, mida see tähendab, see sõna, mis kuvand, sellel on natukene nagu siuke naeruväärne või natuke siuke enam-vähem, et sa oled mingi üles pumbatud, et see nagu intellektuaalsed võimed ei ole seal nagu taga samad, mis sa visuaalselt võib-olla oled, vaata. Ja see on võib-olla üks asi, mis mind on tegelikult, ma arvan, et kogu aeg, kui ma olen sellega tegelenud, see on natuke mul kuklas olnud ja see häirib mind. See häirib mind sellepärast, et tegelikult ei pea niimoodi olema, sest inimene võib selle elustiiliga olla, ta võib olla väga heas vormis ja samal ajal võib ta olla intellektuaalselt. See on nagu mitu erinevat asja. See on sinu nagu füüsiline manifestatsioon nagu sinu sellest, kuidas sa ennast arendad ja siis on sul see vaimne pool, mida sa arendad. Tegelikult see peaks nagu siuke sümbioos olema. Vaata. Et mul on lihtsalt kahju, et mingil määral paratamatult on see sõna nagu mingi stereotüübi nagu küljes kinni. Aga seesama asi, mis sa ütlesid, vaata, seesama artikkel, ma nägin seda ka, kus sa seda rääkisid ka sellest samast, et sellest on saamas nagu tarkade inimeste ala, et ma olen sellega nõus ja ma loodan ka tegelikult, et aja möödudes, mida rohkem inimesi nagu
kes suudavad ka nagu, ütleme, seda intellektuaalset poolt nagu välja tuua ja võib-olla see aitab nagu ka ühiskonnas seda kuvandit selle sõna ja selle spordialaga muuta. On see, mis mina näiteks loodan, vaata. Sest see on lihtsalt minu enda subjektiivne asi, aga jah, mind on alati häirinud see, et nagu, et kulturistidel on siuke nagu maine, no mingil määral, mitte kõigi inimeste jaoks kindlasti, aga mingil määral on see maine juures. Et jah, see oli üks teema. Aga tõenäoliselt sellega nagu muud ei olegi midagi teha, kui see, et need inimesed, kes sellega tegelevad, need loovadki mingil määral selle maine sellele tegevusele. Seal ei olegi muud midagi tegelikult. Seal ei saa teistmoodi midagi teha, vaata. Et see kõik olenebki nendest inimestest, kes sellega tegelevad. Võt. No jah, ma olen sellega selles mõttes ka nõus, on ju. Ja teine asi on ka selle sama maine enda nagu sa ütled, see sama maine loomine ja selle nagu kuvandi nagu hoidmine ka, eks ju. Oleme ausad, eks ole. Jah, tõepoolest ütleme nagu Õttkivi, kes armastab öelda tavainimese jaoks, on nagu keeruline aru saada, mida me teeme. Tõepoolest, et kui nüüd võtta kontekstist välja, et ongi siis mingisugune hulk selliseid, väga-väga suureks pumbatud ja võib-olla ka siis ütleme ebaausal teel suureks pumbatud, mis siin salati selle lavata on. Ja siis on teine väga suur hulk on, eks ole, kauneid naisi, eks ole, ütleme meie bikini fitnessi inimesed. Ja kui tõepoolest siis nagu selline tava inimene Maie maalt seda vaatab, on ju, siis ta mõtlebki, et mingisugused hullud mõkid, eks ole, ja mingisugused poolpaljad tütarlapsed, on ju, ja ega ta sinna taha ei vaata, milleks seda tehakse, eks ole. Ja kui ma näiteks, ütleme, meestel on nagu, võib-olla nagu seda lihtsam nagu õigustada, et sa tahadki nagu mingis vanuses ja suurem osa mehi, sa tahadki ikkagi tugev olla ja sa tahadki ikkagi isane olla ja nii edasi. See on elementaarne, on ju. Ja ma isegi ütleks, et see täiesti tavaline, normaalne, looduslik edevus on ju. Mõnel on see edevus suurem, on ju, läheb nagu lausa tead haigeks kätte ära, eks ole, aga ütleme niimoodi keskmine mõistusega harrastaja ja ka ütleme laval käin, sina ise ka laval käin. Sa hoiad ennast enam-vähem selles, sa tead, et sa ei lähe üle, sa tead, mis see on, mida sa teed, on ju. Ja kui see intelligents on ka piisavalt kõrge, siis sa hoiad selle paigas, et see kumand on okei, eks ole. Ja tõepoolest, siis kui näiteks seal, ma ei tea, lipsuga ülikonna tagant tuleb välja selline heas vormis härrasmees, on see siis 30, 40 või 50 või veel vanem on ju, mis seal siis halb on, on ju. Aga mis ma nagu öelda tahtsin, on näiteks, kui ma nüüd räägin nagu naiste poolest, on samamoodi. Ega ma kuulen ise ka, eks ole, mis asja nüüd 30-aastane või 40-aastane naine, mis sa ronid sinna lava peale ja võtad seal, eks ole, poolest paljaks on ju. Aga keegi ei tea, mis lood seal taga on. Me teame ise, eks ole, nimesid nimetamata, kuidas naised on, ma ei tea, 10 kilosid maha võtnud, oma elustiili muutnud, oma elu kvaliteeti ja oma enese hinnangu võitnud on ju väga paljud naised, kes meil laval on tulnud ju läbi sellise keerulise elu, eks ole. Ja samal ajal siis paned siia kõrvale kaalujälgijad, kus tuuakse välja, kuidas jälle 30-aastane inimene või tähendab, kuidas keegi võttis 30-40 kilo maha on ju, nüüd on kõigile eeskujuks seal kaalujälgimist. Ega meil on see ju samamoodi, eks ole. Aga lisaks sellele kaalujälgimist sa ei saavuta seda mitte lihtsalt nälgimise või ainult söögi jälgimisega, sa lisaks veel kujundad oma keha ka, on ju. Et selles mõttes, aga see ongi meie kõigi ülesanne seda nagu muuta või näidata, et lisaks sellele, et ta nagu tegelikult täna mõõdetavalt on masside ala, et lisaks sellele ka nüüd massid hakkaks aru saama, mis me siis tegelikult teeme. Täpselt aru. Ja vaata, siit tulebki võib-olla minu jaoks ka selle elustiili ja kulturismi ja üldse see kulturismi fitness kokku, see on ülimalt suur väärtus inimeste elustiilile. See on elu kvaliteedile, elueale, kõigile asjadele, ma olen rääkinud nagu suht palju, oma emast olen rääkinud näiteks, kes on viimased nüüd mingi enam-vähem 5 aastat on üliregulaarselt jõutreeningut teinud. Enne seda oli nagu pikk paus ja ta on praegu 60-aastasena, ma räägin kõvasti paremas vormis, kui ta 5 aastat tagasi oli, 55-aastasena. Ta on praegu nagu kõvasti paremas vormis. Ja see kõik on tänu nii-öelda jõutreeningutele ja siis teatud määral oma nagu toitumise nagu jälgimisele. Ehk siis see sama elustiil tegelikult, see toitumise komponent versus see nagu treeningud, on see siis kardiovaskulaarne või on see siis, ütleme, jõutreeningud selle juures, aga see nagu see kombinatsioon sellest. Ja see sama asi tegelikult läheb juba isegi, ma ei tea, Maailma Terviseorganisatsioonini välja, Tervise Arengu Instituudini välja, kus juba ongi need ka, ütleme, kehalise aktiivsuse juhistes on juba kirjas, et kõik inimesed põhimõtteliselt peaksid iga nädal tegema vähemalt 2 jõutreeningut suurematel lihasgruppidele. Lihtsalt eluea ja tervise huvides.
ja tegelikult see kõik ju, et kui mõelda nüüd need kulturistid, kes on seal laval ja on mingid ülias vormis, nii edasi, et see metoodika lihtsalt nagu see võistlus spordi suhtes on see lihtsalt äärmusesse viidud, aga see sama elustiil lihtsalt äärmusesse viidud. No täpselt. Ehk siis mingil määral ta võiksigi tegelikult eeskuju olla. Ta on eeskuju selles mõttes, et kui sa tahad midagi nagu teha, siis miks mitte nagu vaadata nende inimeste poole, kes on seda teinud kõige paremini või siis kõige intensiivsemalt, kõige, ütleme, suurema distsipliiniga, kõige rohkem õppinud selle kohta nii edasi. Vaata. Et selles ongi selle suure nagu ala nagu väärtus on see, mis mina nagu näen. Ja kui me tuleme tagasi selle juurde, kuidas ütleme, see harrastajate arv on nagu kasvanud, siis ma tegin magistritöö raames, ma tegin turuanalüüsi fitnessiklubidest Tallinnas. Ja siis, kui ma tegin, ütleme, vähemalt keskmise suurusega fitnessiklubisid mõõtsin, siis kui ma tegin 2014 aastat, võrdlesin 2018 aastaga, siis 4 aastaga klubide arv oli tõusnud 28 pealt 40 peale. Mis tähendab seda, et need klubid ei saa ka toimida nagu äriliselt tühjana. Mis tähendab seda, et seal peab inimesed sees olema. Ja see omakorda tähendab seda, et 4 aastaga on 100% harrastajate arv Tallinnas selle konkreetse nagu nii-öelda spordialaga on 100% tõusnud. Siin ei ole muud varianti, vaata. Ja see tähendab, et tegelikult see ala on ju väga suures kasvutempos Eestis. Ja tegelikult on Põhjamaades, ma ei tea, kas Põhjamaades on ta veel nagu suurem nagu tihedust fitnessiklubidest, mitte, ma tean, mingid allikad, ma olen kuskil näinud, et me isegi nagu jõuame järgi alles mingile tasemele võib-olla selles elustiilis ja tervisekäitumises. Just. Ei, no ta on ju igal pool. Ma just mäletan enne kriisi, ma käisin Hiinas ja samamoodi see, et sa lähed Hongkongis kuskil kaubanduskeskusse ja avastad oba. Noh, jõusaal, mida veel mõni tagasi ei olnud. Mina alati valisin hotelli selle järgi, et oleks jõusaal ja mul see Hiina partner alati oli sellega hädas, et Mr. Ergo, et ikka jõusaal ikka vaja. Ja siis lähed üle piiri Shenzheni on ju, Hiina poolele nüüd. Ja samamoodi sa lähed kaubandust täiesti, no ikka idu-Hiina on ju. Valged inimesed ole, lähed kaubanduskeskus, kõik on hiinlased. Jõusaal. Umbes nagu meil see sama 24/7 või siis MyFitness on ju. Ja meile tuntud, ma ei tea, Tehnogym või mingid, need on seal sees ja kujutete müüke turg, eks ole. Ja India samamoodi, et tegelikult ma tahangi öelda, et ma arvan, et siin ei ole tegemist sellega, et on mingisugune pophoog on ju. Et see ongi nii. Ja mis ma nagu öelda, et miks see vist ilmselt nii on, ma ei tea, kas sa oled muga nõus, aga ma olen selle mõelnud. Vaata ise ka juba, et ma olen, eks ole, öelda, mõnevõrra ajas sinust rohkem arenenud. Ma räägin vanusest. Ja siis nii on ilus öelda, et ma olen sinust vanem. Super on see. Aga mis ma öelda tahtsin on see, et mind on näiteks aidanud üks asi tohutud, ka elus on olnud selliseid erinevaid tagasilööke. Nii isiklikus elus tagasilöögid, mis siin nagu tõmbavad musta masendusse äriliselt, eks ole, igasugused asjad, vaatad, sisuliselt kõik kaotatud on ju. Mind on alati üks asi tõmmanud nagu, hoidnud nagu joone peal. Sa lähed nagu, sa nagu mõtled sellel hetkel, kui sa oled täiesti põhjas, nii emotsionaalselt on, võtame mingid asjad või siis, ma tea, rahaliselt. Üks asi, mida sa saad kontrollida. Ja see on see, mis sa teed ise endaga, oma mõtetega ja oma kehaga. Nii lihtne see ongi, see ei maksa aga mitte midagi. Isegi kui ei ole seda väikest raha, et maksta paarkümmend eurot kuus, et käia spordiklubis, ma saan ikkagi käia jooksmas, ma saan ikkagi teha kätega õverdusi, ma saan teha 100 kükki päevas. Ma suudan hoida oma füüsise, ehk et siis selle sama, mis sa räägid, vaimu või mõistuse templi. Saan korras hoida. Uulimata sellest, mida keegi mulle ütleb. Uulimata sellest, kas ma meeldin kellegile või ei meeldi. Uulimata sellest, kas ma olen, ma ei tea, üksinda metsas, vangis, kodus kinni. Saan alati teha seda ja mitte keegi ei saa mul seda ära võtta. Ja mind on alati see mõelnud, et nii kui sa oled nagu kinni jooksed, nii, mis on see, mis ma ise teha saan, mis ei sõltu maailmast, Ameerikast, Venemaast, valitsusest, mis sõltub minust. Kätekõverdused. Ja ma olen kunn. Võtan kätte ja teen siis, kui see tahan. On ju õigus. Ja see minu arvates ka väga hästi nagu aitab väga paljudest asjast üle saada. Okei, ma ei suuda äripartnerit ära rääkida ja miljonit teenida. Löön käega. Ma ei tea, on probleem isiklikus elus, no ei klapi suhe. Löön käega, on ju. Aga mitte ükski asi sellest ei saa mul keelata
okei, tervis peab korras olema enam-vähem, on ju. Ei saa mul keelata teha kätekõverdusi või minna trenni. Ja see ongi see, mis annab selle nagu, see on see koht, kus sa tunned, et sa oled tegelikult kõigest üle, ükskõik, kui halvasti või kui hästi sul elus ei läheks. See on see koht, mida sa saad ise teha. On mul õigus? 100%. See on nagu, see on alati üks koht, kus sa tunned, et sa suudad nagu meisterlikkust, et sa suudad nagu iseennast võita. Sest et mingites olukordades ongi see, et sa nagu tunned, et nagu see maailm on sinust üle vaata, see surub nii tugevat, mingid asjad nagu ei lähe sul elus läbi, lähevad pekki mingid asjad ja siis sa tunned, et nagu see ongi see, eks see on enesehinnanguga seotud, see on nagu selle enesekindlusega seotud, kõige sellega, et oma isiksusega seotud, aga see, kui sa kasvõi suudad kehalise aktiivsuse rutiini hoida, see on tõenäoliselt nagu väga suur osa ühe, ütleme siukse proaktiivse ja ütleme siis inimese elust, kes siis põhimõtteliselt suudab kasvõi seda taset alati hoida ja siis seal väljas võib, seda mis sa rääkisid, seal väljas võivad asjad nagu pekki minna. Aga see ei omada kontrolli, sest baastasandil sa alati omad kontrolli iseenda üle. Keegi sa asud seda ära võtta, keegi sa asud seda keha ära võtta, seda kontrolli ja seda oma mõistuse kontrolli selle kõige üle. 100%. Ja see päris hästi tõenäoliselt kirjeldabki seda sama, kõike seda elustiili ja kõike seda, mida me praegu põhimõtteliselt räägime. Vaata. Ja siis ta selles mõttes on ju meeletult nagu äge mõtteviis ja äge ala, mida ongi siis, ütleme, propageerida ja üldse nagu, et neid inimesi saada nagu saali treenima, et neil regulaarselt hoida seda kõike seda rutiini sees. Et see on ka suuresti, minu arvates vähemalt ongi selle nagu spordiala mõte ka ju, et ta mingil määral ongi populariseerida, sest isegi kui me vaatame praegu nagu digitaliseeritust selles osas, et mis nagu sotsiaalmeedias toimub, siis kui palju tegelikult on Eestis juba tekkinud persoonibrände näiteks, kellel on sotsiaalmeedias väga nagu laiad jälgijabaasid, siis 100% nende käitumine ja nende nagu spordile ja tervisele orienteeritus omakorda sotsiaalmeedias mõjutab kõiki need teisi nagu nii-öelda tavaharrastajaid, kes seda jälgivad. Ja see on tegelikult ongi äge, ma arvan, need kõik faktorid kokku mängivad rolli selles, et nagu aina rohkem inimesi regulaarselt sükust rutiiniga hoiavad. Äge noh. Jah, paned meid siin mõtlema. Jah. Me põhimõtteliselt räägi. Ma küsin sinu käest ka selles mõttes, et vaata, sa oled nüüd, mis sa oled nüüd? 30? Ei, ma olen 28 veel. 28. Näed, eks ole, et sul on veel igavesti suur hunnik aega ja sina said targemaks enne mind, vaata. Sa oled hakanud kulturismiga varem tegelema kui mina. Väga hea. Mina hakkasin umbes 28-30 sain aru, et läheb käest ära. Aga jällegi, mis see sinu moti? Mina ütlesin, minu moti oli see, et võimalikult kaua olla noor. Mis sinu moti? Aga sa mõtled täna 28 aastat, kuidas sina mõtled? Tead, mul on praegu see niimoodi, et mul suhteliselt suurt osa nagu sellest rutiinist hoiab üleval nagu võistlusmoment, aga suht palju võistlusmoment iseendaga. Ehk siis mulle meeldib nagu see, et ongi, kui ma regulaarselt teen trenni, eks, teen jõutreeninguid regulaarselt, teen nagu väga tugevad jõutreeninguid ja progressiivsed jõutreeninguid, aga see, et ma nagu regulaarselt seda teen, ma arvan, et seal on nagu väljakutse komponent juures lihtsalt. Ja see ongi, minu jaoks on ta puhtalt nagu ikkagi suures osas nagu hobi. Ta on nagu see, et kui ma sinna nagu lähen, see on minu jaoks nagu siuke, ongi mõne teise jaoks on võib-olla maalimine, kellegi kolmanda jaoks on mis iganes hobi see nagu on. Mina tunnen seal nagu, et see on nagu minu nagu parim nagu vaba aja sisustamine mingis mõttes. Ja seal ongi siuke, ma arvan, et see väljakutse komponent on see, mis hoiab mind regulaarselt motiveerituna, et seda kogu aeg edasi teha. Vaata. Et ja eks ma arvan, et tõenäoliselt suht paljude harrastajate jaoks nagu, kui nad enam-vähem mingeid asju mõõdavad, mida nad trennis teevad, siis see võib nagu aidata motivatsiooni hoida. Vaata. Sest muidu, kui sa nagu käid ja sul ei ole otseselt nagu mingeid asju nagu ees, silmes enam-vähem, et mida nagu ma umbes teha tahaks või milles ma tahaks nagu hea olla, et siis võib-olla on natuke raskem teha osadel inimestel, oleneb jälle vaata. Aga jah, ma arvan, et kui ma peaks endal nagu kokku selle võtma, siis see on niimoodi, jah. Rutiini mõttes. Mulle meeldis praegu see jällegi, ma ütlen, et ma olen tohutult fännan, eks ole, nüüd seda nii-öelda teie põlvkonda, neid noori. Ma siin kulturismi liidu sees ise ütlen ikka siimusid on ju, et kõik on siimud. Just see 30-ümmargused, 30-sed vennad, kes te olete kuskilt kivi alt välja ujutanud, ei ole kivi alt. Aga mulle, mis mind nagu lummab algul, vaata, me jääme natuke poolele, et ma tulin nagu appi ja toetasin seda liitu ja siis
ma mäletan esimestel aastatel, ma vaatasin, kuidas samamoodi Arnold Tocco sisuliselt omaenda ajast ja omaenda abikaasaga korraldas neid võistlusi, üksinda põlve otsas. Ja siis kuuled, kuidas inimesed nagu irisevad kõrval, et üks asi ei tule välja, mis ta seal laval puterdab ja saad aru, minul tekib vastupidi sellest respekt ka Arnoldi või siis ütleme selle president emeriituse suhtes, nagu ülikoolis öeldakse, on ju. Et sa võtadki kätte ja teed üksi, seal ei ole mingit organisatsiooni taga, on ju. Ja see oli ka põhjus, miks mina läksin appi kuidagi moodi, ma tunnetasin, et ma nägin, et on mitte sellepärast, et ma olen nüüd jube hea, et mul on midagi anda, on ju. Ma lihtsalt sain aru, et mul on see võimalus, mitte rahaliselt, aga ajaliselt ja mõtlemiselt, et ma lähen nagu appi ja ma lähen tegema neid asju. Ja need on asjad, kuhu ma siis satun alati sisse, jälle konksu otsa. Tegelikult, vaata, ennem jutt pooleli, ma olen ju tegelikult ka nüüd valiti kolmandaks järjestikuseks perioodiks mind jälle Tehnikaülikooli Vilistlaskogu nõukogusse. Ühtlasi Tehnikaülikooli Arengufondi nõukogus olen. Ja seal oli samamoodi, et esimesel valimisajal ma täiesti juhuslikult sinna sattusin, täiesti niimoodi, ma olin veel ülikooli õppejõud, eks ole, ma olen juhtimist ja strateegiat õpetanud ülikoolis samal, kui ma oma doktoritööd kirjutasin. Ja siis vist oli vaja õppejõudu ja kuna tolleaegne Vilistlaskogu esimees Väino Kaldoja vist kuidagi teadis mind, siis niimoodi poolesteid tagaselja valiti mind sinna Vilistlaskogu juhatusse. Läksin kohale 15, ma nimesid ei nimeta, aga ikka väga Eestis tuntud äri- ja poliitikameest. Ja mina niisugune poisike seal. Võis nii öelda. Ja siis ka esimene aasta käisin lihtsalt kohal, sõin kooki iga koosolek ja vaatasin, et sai lobi teha ja küll oli kihvtid tutvused ja koolivennad ja nii see aeg läks, on ju, ja siis siis tuli teine hooaeg ja siis midagi seal toimus, keegi midagi tegi, mingid üritused olid. Ma ka käisin kohal ja siis teisel hooajal ma sain aru, et pagan võtaks Väino Kaldoja üksi teeb seda kõike. Ja siis juhtuski niimoodi, et samamoodi mingil hetkel ma olin mingisuguste kõnede pidamisel nõus teda aitama või selles mõttes nagu asendama ja nüüd lõpuks siis avastasingi selle, et ma olin samamoodi täiesti niimoodi sellesse hobisse nii sisse tõmmatud, et kus vähegi jälle midagi teha vaja oli, siis oli Metsla konksu otsas. Ma ei tea, millest see tuleneb. Aga mis ma tegelikult öelda tahtsin? See teie, Siimud. Mis sa ennem ütlesid? Ma ei tea, kas sa ise panid tähele, aga sul on see mõtteviis juba selline. Ja see ei ole ainult mitte trennis, vaid see on igal pool niimoodi. Et kui sa midagi teed ja siis sa nagu mõõdad seda. Saad aru, see ei saa olla obsession, on ju, või selles mõttes sa ei saa nagu minna nagu hulluks, on ju. Aga nii kui sa mõõdad, see vahet pole, millise selle mõõdiku sa paned. See pole mõistlik mõõdik, mis on tulemusega seotud, seda on väga hästi seda. Aga sul on nagu absoluutselt õige, 28-aastane inimene ütleb, et sellel asjal on siis mõte, kui sa nagu mõõdad ja siis tuleb ka tulemus, on ju. Ja sa tegelikult mõõdad seda, mida sa saad ja saad seda, mida sa mõõdad, on ju. Jällegi, aga siin peab olema see piisav tarkus, mida sa mõõdad, eks ju. Ja sellega on siis seotud ka areng, on ju. Eriti kui me räägime sellest nii-öelda kulturismist või siis ingliskeelseks ole bodybuilding. Soomlastel veel parem keharakennus, eks ole. Keha ehitamine, keha arendamine, on ju. Et sa tegelikult nagu muudad seda, sa teed nagu mõnes mõttes nagu kunstiteost, on ju. Ja sa pidevalt püstitad omal eesmärke ja sa nagu mõõdad neid, on ju. Et see, mis sa tegelikult ütlesid, see on üks see asi, et sa tahad nagu midagi saada elus tervikuna ka vaata. Aga siin on nagu eriti selge, et ma tahan näiteks rekord, ma tahan viia, küki rekordi 200 peale. Ime lihtne, mis sa selleks teed? Sa käid nii ja nii palju trennis, teed nii ja nii palju kordusi, räägid endast targemate inimestega. Mina näiteks räägin personaaltreener Siimuga, küsin, kuule, ma nüüd 50 aastaselt tahaksin veel midagi teha, on ju. Lisaks tunnetan oma keha, kuulan targemat inimest, paneme eesmärgid ja ma lähen ja võib-olla 2 aasta pärast ma teengi 200 kükki, on ju. Saad aru? Ja see ongi selle asja mõte, vaata. Aga kui ma lihtsalt ütlen, ma tahan 200 kükki teha, hüppasin selle alla, ilmselt siis viiakse mind jalad ees sealt ära, on ju. Et see mulle meeldis, mis sa tegelikult ütlesid, et siit seda tuleb nagu alati nagu meeles pidada, et see nii-öelda, et sa mõnusalt, kontrollitult, kogu elu on tegelikult niimoodi, et sa mõõdad, on ju. Osasid asju me mõõdame, see on ka nagu läbi juhtimisteooria kokku, mida ma olen palju õppinud ja õpetanud, on ju. Aga see suurem osadel inimestel ei ole see niimoodi loomulikult. Sa oled ise tähele, kui seda rääkisid. Et sa mõõdad ja teed. See on sul, minu arvates, see on sul juba selline
noh, nagu elurütm on ju. Ja. Siis küsitakse pärast, et miks mõned inimesed midagi saavutavad ja mõned ei saavuta, on ju. Ja siis küsitakse, miks saavad osad USA juhtimiskoolitused, koolitajad, eks ole, miljonärideks, õpetades täpselt seda, mida sina siin mõni hetk tagasi ütlesid, on ju. Sa mõõdad, sa tegutsed, on ju. Ja osal on see nagu loomulikult intelligentsus kaasa antud, et sa tegutsedki niimoodi. Sa juhidki ennast ja oma elu ka, eks ole. Ja osad lähevad, maksavad sellest kalli raha, et seda sama tarkust nagu saada. Enesejuhtimine ja ma ütleks, et kuna ma hakkasin suhteliselt noorelt selle spordialaga tegelema, siis ma julgen väita, et suht suure osa nagu mindseti nagu muutumisest noore inimesena andis mulle seesama selle spordialaga tegemine, sest ma õppisingi suhteliselt kiiresti. Noh, ma sain aru, et selleks, et seda hästi teha, ma pean hakkama enam-vähem mingid objektiivsed parameetrid endale nagu paika panema. Ja sealt ma õppisin ka väga hästi eesmärkide püstitamist, mida ma kunagi noorem nagu otseselt väga hästi ei teinud. Aga tänu sellele ma hakkasin väga selgeid eesmärke püstitama ja ma hakkasin mõõtma viise, kuidas eesmärkideni jõuda. Ja täiesti intuitiivselt selles mõttes ma hakkasin sama protsessi üle kandma teistele tegevustele enda elus. On see siis niisama iseenese arendamine, on see mingite raamatute lugemine, on see, ma ei tea, kui ma koolis käisin näiteks olema tööl panen endale mingid eesmärke näiteks. Ehk siis sama tegelikult nagu see progressiivne nagu lähenemine pluss siis need asjade mõõtmine, vähemalt mulle individuaalselt nagu andis see väga palju juurde just eesmärkide püstitamises, selle visiooni loomises, et sul ongi nagu visioon, sa näed tulevikku mingil viisil ja siis sa vähemalt proovid ennast seal suunas nagu liikuda ja kuidagi mõõta, et kas sa liigud seal suunas või ei liigu, vaata. Sest siis sa saad muudatusi teha. Aga muidu sul pole ju mitte midagi, millega sa nagu, kui sul isegi visiooni pole, siis ei ole üldse midagi teha ju põhimõtteliselt. No, siis sa eksisteerid lihtsalt, vaata. Jah. See ennast lähebki juhtimisteooriasse samamoodi vaata tagasi. Et siis, kui sa tahad planeerida midagi, siis sa panedki, tihti ongi sul mingi visioon tulevikust, mida sa nüüd pead hakkama vaatama, kuidas selleni jõuda, mis need sammud seal on, kui palju sa mingid tegevusi pead tegema, mis sagedusega pead tegema ja et edukalt jõuda mingi eesmärgina. No just. Et see on ägene, aga see on naljakas, kuidas sport saab väga suures osas seda õpetada inimestele. Ja see ei pea olema võistlussport, see võib olla ka puhtalt lihtsalt see elustiili muudatus, vaata, mis annab. Ma arvan, et on tegelikult väga-väga paljudele inimestele lisaks minule andnud seda väärtust elule, kus inimesed reaalselt õppivadki, et wow, et ma suudangi luua enda jaoks ja reaalsust nagu ise enda käte ja mõtetega suudad muuta seda elu enda ümber, vaata. Läbi selle, et sa visualiseerid ja läbi selle, et sa hakkad muutma enda tegevusi igapäevaseid väikseid siukseid samme hakkad tegema selleks, et need sammud nagu aastate jooksul koguneksid millekski suureks. See on nagu visioon. Ja see on see, mis see spordiala mulle tegelikult andnud. Ja ma olen tegelikult olen südamest tänulik sellele, sest see tegelikult on mind väga palju aidanud sellele. Ja inimesed ka tegelikult, kui sa vaatad, ma räägin, et ega selles alas ju, ega inimesed on ju keerulised ju. Ütleme niimoodi, et kui sul on edev ja egoistlik inimene, kes võib-olla ei ole kõige arukam, siis on nagu lihtne, on ju. Teatud määral on lihtne. Aga kui sul on heas mõttes edev, ehk et pigem siis edevus kui saavutusvajadus on ju. Seal taga on, eks ole, selline kõrge saavutusvajadus, selline ego, ma räägin nagu positiivses võtmes. Tahtmine eristuda on ju ja selline tõsine iseloom, eks ole. Ja pluss, kui seal taga on ka aju on ju. Ja kujutad ette, kui neid inimesi on 100 tükki pundis või 200 tükki pundis, nii nagu praegu meie alas hakkab üha rohkem juhtuma. Et kuidas siis tegelikult, üks asi on see füüsiline konkurents, ma saad aru, kui need ajud mõtlevad, kuidas veel parem olla, kuidas trenni paremini teha, siis omavahel räägitakse, on ju, võetakse paremat kogemust üle, on ju. Saad aru, mida see tegelikult tähendab, eks ole, et see areng, ka selle ala areng ei tule ainult sellest, et ma lihtsalt lähen ja proovin, vaid inimesed mõtlevad seal juures. Ja siis on terve hulk, ma räägin, peale selle, et on nagu see saavutusvajadus, tahtmine hea välja näha, tahtmine kaua elada, see taga on tegelikult nagu suhteliselt särisevad head ajud, vaata. Siis kogu see pilt on hoopis teine, nii et mina tegelikult arvan, et see, mis me täna räägime, et iga protsess võtab aega on ju maailmas, aga ma arvan, et see ja ütleme niimoodi, et
väikese rahva või väikese kultuurikeskkonna hulgas need muudatused on natuke kiiremad, on ju. Ja maailmas, ise oled ka ju võistluste ringi käinud, on ju, me oleme suga koos käinud seal Santa Susanas ja kus me oleme koos olnud, siis ega väga palju sellest kulturismi massist on, ütleme nii, et mina nagu loodan, usun ja näen, mis Eestis toimub, on ju. Aga tegelikult sa näed ka, sellist nii-öelda selle, kuidas sulle öelda, ka sellist, sellist seltskonna, kellel ongi vaja treeneri aju juurde, et oma aju töötas, on ju. Ja kahjuks, kui see hulk on suurem, nagu ütleme nendes suurtes riikides, on ju, siis see, et meil siin on läinud nagu teravamaks, et see üldine inerts hoiab meid nagu tagasi, vaata. Jällegi, ma leiangi, et see ongi siukse väikse rahva nagu, kuidas öelda sulle arengueelis või konkurentseelis, et me reageerime kiiremini. See, me sõltume sellest, kuidas suured rahvad tegelikult siis meid kaasa tõmbavad või takistavad, on üks asi, eks ju. Aga ma arvan küll, et meie näeme veel ära selle sama paradigma muutuse selles osas, kus selline enese eest füüsiliselt hoolitsemine, just nimelt sellisel moel, et see ei ole lihtsalt edevusest, ei ole need jõusaalid rahvast täis, on ju. Käiakse jooksmas, käiakse ujumas, ka see on kõik normaalne, on ju. Aga kui me täna küsime, minul ei ole vastust, aga kui me küsime, miks on meil üle 20 000 harrastaja kirjade järgi. Tegelikult, kui me siin tegime neid kriisisamme koos MyFitnessi, Sparta ja kõige teistega, on ju, siis tegelikult ma sain aru, et MyFitnessis on oluliselt rohkem, vaata, kuna me räägime ainult kulturismist ja fitnessist, mis on nagu kirja pandud, aga meil on väga palju ka teisi valdkondi, mille harrastajad sisuliselt kirjutavad ennast võimlemisse või kuskile mujal on, siis tegelikult ma sain aru, et MyFitnessil tegelikult on vist alla 100 000 liikme. Ja tegelikult need inimesed teevad kõik seda, millega me tegeleme. Lihtsalt kirja on teistmoodi pandud seda aru. Et siin mina arvan, et me näeme selle ära, kus see on elementaarne, et inimesel, tegelikult on täna juba vaata see elementaarne, et mis klubis sa käid. Ma ei tea, minu ringkond vähemalt, kui ma küsin, mis klubis sa käid, okei, minu vanemad, mul vanemad, veel vanemad natuke kui sinu omad, aga ikkagi. Aga ükskõik mingi sekene 50-sed, see on nagu prestiiži kõik klubis sa käid, ma käin seal, on ju. Et nagu imelik on, kui keegi kuskile käi, on ju. Ja mõtlen, ja nüüd järgmine väljakutse, mis minu arvates on nagu liiduna meil on see, et inimesed omavahel räägiks mitte ainult sellest, mis klubis sa käid, vaid sa küsid, et sul personaaltreener on või? Saad aru? Et selles mõttes see oleks nagu ka siis nagu avaks nagu nendele inimestele, kellel on mõistus peas seda asja, nagu vaata, ega need personaaltreeneritel on samamoodi, või treeneritel on ju samamoodi niimoodi, et sina olid ju ka treener, teie tegelikult kuutate seda, mis tulema hakkab. Ja on 2 varianti, kas sa lased sellel massil ise areneda, on ju, 20, 30, 40 000 harrastajat. Või siis sul on selle 2, 3, 40 000 harrastaja peale seal, meil on täna 150 kokku, eks ole, treenerit, kes on nagu siis ütleme olümpiakomitee litsensiga, eks ole. Ja kas ta lased selle 40 000 ise areneda või siis ongi hulk intelligentseid, tarku, häid treenereid, näiteks 1000 selle pundi peale, kes tegelikult siis seda ala nagu suunab on. Ja lõpuks me olemegi seal maal, et tegelikult sa hoiadki kogu seda, ma ei teagi. See läheb nii laiaks see teema, aga sa hoiadki kogu selle ühiskonna väikse rahva. Täpselt. Vastu ja kujuta ette, kui me oleme kõik 80-90 aastased ja ütleme teooria järgi naudid seksi nagu 30 aastaselt. Isest see on minu eesmärk, et ma oleks 80 aastaselt veel tead vormis ja ei peaks loobuma elus nendest asjadest, mis sulle tegelikult nagu võib-olla lühiaegselt, aga ikkagi naudingut pakuvad, on ju. See on ka ju oluline, on ju? Jah, absoluutselt, sest mina visualiseerin ennast samamoodi, et ma ei tea, 60-70 aastane ma kavatsen nagu minu eesmärk on olla üliheas vormis sellel ajal. Hästi funktsionaalne ja kõik need samad jõutreeningud, toitumine ja kõik see elustiil on see, millega ma kavatsen seda hoida. Vaata. See on nagu paratamatu. Ja see sama, mis sa ütlesid, et enam et see läheb nagu laiaks ära ühiskonna tasemele lähebki. Et selles mõttes see minu arust ongi selle nagu laiemas makrovaates ongi selle nagu elustiil ja ütleme selle spordiala nagu mõte ongi tegelikult Eesti rahva nagu tervisekäitumist suuresti mõjutada.
Sest tegelikult siin ongi potentsiaal. Põhimõtteliselt ma räägin iga inimene, siit ma vaatan hakkast välja, mingid tüübid tänaval käivad, kõik nad peaksid mingil määral tegelikult kehalist aktiivsust, seda rutiini hoidma. Okei, mõnele võib-olla tõesti jõutreening üldse ei meeldi, võib-olla mingit asja teeb natukene ühesõnaga lihtsalt mingid baasasju teeb ja siis, aga mingis vormis kehalist aktiivsust kõik need inimesed, kes siin käivad ringi mööda Eestit, kõik peaksid tegema regulaarselt, sest see omab nii suurt tervisehüve nagu kõigile inimestele. Ja seda me tahamegi, et Eesti rahva, ütleme, see tervisekäitumine ja terviseseisund oleks võimalikult heal tasemel. Sest ju kellest need inimesed koosnevadki, ma räägin, siin on inimeste vennad, isad, emad, see on kõik pereliikmed, kellest me tegelikult räägime. Keegi ei taha näha enda, kes iganes pereliiget kuskil haigena või täiesti võimetuna liikuda ja see vanadus teeb see suure osa sellest tööst tegelikult ära põhimõtteliselt. Ja ütleme, ma olen nagu aru saanud, ma olen oma vanematega rääkinud, samamoodi mul on isa on 81, ema on 73, siis mis on nende kõige suurem hirm on ju? Ja mul vanaisa läks ära, oli 93, läks niimoodi päeva pealt. Mis on nagu, ma võin eksida, aga ma ise mõtlen samamoodi, kui ma olen rääkinud oma vanematega, siis see teema ongi selles, et sa oleksid võimalikult viimase hetkeni oleksid nagu väärikalt võimekas, vaata. Ja näiteks minu isa räägib mulle konkreetselt, ma ei taha jalgu jääda, on ju. Ja sellepärast ta ei käi saalis, on ju. Ja ema samamoodi, nad liigutavad, nad toimetavad, nad jälgivad, on ju, nemad on teised põlvkond, võtavad napsu seal ja nagu teised söövad rasvast toitu ja kõik on ju, ja ikkagi ka veavad välja. Aga see mõte on just see, et sa oled nagu, seda kaudu on tegelikult võimalus hoida just nimelt, nagu sa ütled, seda elukvaliteetid ja nagu sa väga peenelt ütlesid, funktsionaalne lõpuni olla, on ju. Aga jah, ei, selles mõttes see funktsionaalsus on samamoodi tohutu lai mõiste, on ju. Ühe meesterahva või inimese kohta, et sa oled funktsionaalne. Jällegi väga hästi öeldud. Funktsioneeriv ja tegelikult ka ongi see, et sa suudad ju inimesena siis väärtust pakkuda teistele. Pereliikmed ja nii edasi, vaata. Keegi ei taha ju, ma arvan, mitte keegi ei taha vana inimesena olla koormaks enda lähedastele, vaata. Sest sa oledki liikumisvõimetu või mis iganes, nagu see seal taga on, vaata. Et põhimõtteliselt nagu mida rohkem me kõik suudame enda nagu elustiili faktoritega vähemalt oma tervist hoida nii palju kui võimalik, siis see iseenesest peaks idee poolest olema eesmärk. No täpselt. Ja minu arust see kulturism ja see, ütleme, mis meil siin ka hea on, vaata sama, see söögi jälgimine ja kõik niisugused asjad on ju, et tegelikkuses loomulikult ise ennast inimene ravida ei saa, eks ole, ja omale diagnosi panna ka ei tohi, on ju tegelikult. Aga vaata, kui sa õpid, kui selline oma keha tunnetamine, vaata see kulturismi puhul või selle kulturismi ongi see, et see tegelikult, vaata, see oli see, mis mind tabas kohe alguses peale, et mul oli, ütleme, päris esimene treener, mul üks soomlane, kes selle staatusklubi käima pani, oli Arko Oksanen, on ju, lühikest aega. Siis oli Gert Koovit, siis oli Tarmo Tiits, eks ole, siis oli Fred Hanson. Et kui sa nagu vaatad neid inimesi, on ju, kõik need inimesed on täiesti erinevad treenerid. Aga milleni mina jõudsin seal kaudu, et treeneri tööd lihtsustab see, kui inimene ise ka iseendast huvitatud on, et ma jälgin oma arengut, ma jälgin oma keha, ma jälgin seda, mida ma tunnen ja hakkan nagu aru saama sellest, et kas mul nüüd on vaja, sest üldjuhul ikka oli niimoodi, et inimesed läksid siis arsti juurde, kui halb hakkas, on ju. Ütleme nüüd, viimase 10 aastal on tulnud doktor Google juurde, on ju. Kokkuvõttes ikkagi ei anna see Google sulle mitte midagi, ka see halb enesetunne mitte midagi, kui sa tunned oma keha, kui sa seal samas jälgid oma sööki, jälgid oma trennis käimist, tegelikult sa hakkad oma keha hoopis teistmoodi tunnetama. Samamoodi on siis see, et kui sa treeneriga teed koostööd, sa ise ka tead, mida sa saad, on ju, annad treenerile tagasidet, on ju, siis tegelikult kokkuvõttes jällegi sa nagu, see nagu, mis see inimene on, see ongi ka üks väike maailm, sa tunned ise ennast, on ju. On kõik nagu hästi seotud asjad. Ja sa nagu arened koos treeneriga põhimõtteliselt. See ei ole niimoodi, et treener nagu annab mulle lihtsalt kõik ette ja siis ma ei pea midagi mõtlema, või tegelikult see peaks olema nagu siuke sümbioosprotsess, et see inimene ongi, vahest on ta sul nagu väga intensiivselt läheneb sinu nagu tegevustele, vahest annab sulle rohkem ruumi, see ongi sõltuvat indiviidist, sõltuvat nagu koostöövormist, aga nagu paratamatult, mida rohkem inimene ise ka nagu ongi tunneb selle vastu huvi, mis toimub tema kehaga, vaata, seda paremad on põhimõtteliselt tulemused.
sellepärast seda paremat tagasid, et ta saab nagu, ütleme siis professionaalile anda enam-vähem, et mis toimib, mis ei toimi, mis ta enesetunne on, kuidas energiatase on, kuidas need on, ja siis treener kõrvalt nagu ka mõõdab seda progressi ja siis nagu eks selle kahe asja sümbioosiga saabki tegelikult ka treenitab kõige paremad nagu tulemusi. See peab nagu koostöö olema, sõna otseses mõttes. Täpselt, noh. Me oleme ka täis makrovaates praegu. Me oleme ka nii laia pildi vaatesse läinud. Meil on 54 minutit, see on nüüd enamus on filosof. Vaata, kas sul midagi seal konkreetselt veel on. Tuleme alla maa pealt tagasi äkki midagi räägi. Me oleme filosoofia saanud kõredi juba siin 40 minutit kõredi. Väga hea, kuule. Nii, küsimusi. Ma vaatan, me oleme põhimõtteliselt nii palju erinevaid nagu asju juba ühte või teistmidi läbi käinud. Mis siis selle alaliidu puhul ütleme üldse nagu, et millises suunas, kuidas sina näed seda praegu üldse nagu arenemas? Et kas on oodata mingeid nagu suuremaid muudatusi, ütleme alaliidu tasandil siis või mis see nagu visioon on? Kuhu sina tahaksid, et sa spordialaliit nagu mingi aja jooksul jõuaks või mis peaks nagu veel muutuma, mida sina kindlasti näed? Mida mina näen on see, et me kahtlemata peaksime nagu alaliiduna või nagu asja ajamisena muutuma professionaalsemaks. Selles mõttes, et tegelikkuses, mis on nüüd juhtud, ongi see, et kunagine põrandaalune ala on ju, inimesed, kõik need inimesed, kes on nagu enne mind presidendid olnud ükskõik, on see siis nüüd Ott Kiivikas, kes oli vahetult enne mind, Arnold Tokko seal ennem inimesed. See, et seda asja nagu muditud ja käigus hoitud on ikka väga suur asi. Võrreldes kõikide teiste aladega, millel on olnud selline nagu ametlik toetus, ametlik populaarsus on ju. Ja nii edasi, eks ole. Aga mida nagu mina näen on just nimelt see professionaalne pool, et mida ma tahaks näha, oleks nagu see, et meil Eestis, sest vaata, kuna harrastajad on palju, on ju, tundub küll, et teeme ühe võistluse sügisel, ühe kevadel piisab, on ju. Inimesed sõidavad Tallinnasse või Tartusse kokku ja tulevad võistlustele ja tore. Aga kui ma näiteks vaatan, ütleme, isegi mitte niivõrd Soome ei ole minu eeskuju, on ju. Aga minu eeskuju on nagu Tšehhi. Kuna mul on Tšehhis ettevõte, ma räägin tšehhi keelt, eks ju, tihti seal käinud, ma olen isegi Tšehhi mingisugust üritust toetanud, kulturismiüritust on ju. Siis kuidas neil töötab? Okei, elanikega rohkem, 10 miljonit elanik, eks ole. Aga ikkagi, kuidas see asi käib? Neil on nende kohalike maakondade või siis nende regioonide meistrivõistlused. Enne seda on neil nende samade kohalike kuidagi kogu see, neid harrastajaid on sama, ja neid võistlejaid on ka rohkem muidu. Seal on 600-700 võistlejad kokku on ju. Ja mis seal nagu toimub, ongi see, et neil on sellised vormikontrollimislaagrid ennem ja need ei ole nagu niimoodi mingisuguse klubi kesksed või tiimi kesksed, eks ole. Klubi keskne, tiimi keskne võib ka olla, see on nagu rahateenimise koht, eks ole. Aga ma vaatan lihtsalt alana ja jätan ära selle nii-öelda tiimide omavahelise konkurentsi ja klubide omavahelise konkurentsi, vaatame lihtsalt palju sportlaseid. Siis mis oleks minu unistus? Minu unistus oleks see, et meil olekski päriselt näiteks Lõuna-Eesti meistrivõistlused, seal Põhja-Eesti võistlused, seal kuskil 3 sellist eelmeistrivõistlust, kus oleks igal ühel 100 inimest väljas. Ja siis sealt reaalse konkurentsi kaudu oleks meil siis nagu tipus Eesti meistrivõistlused need, kes on nagu parimad. Täna on nii, et me tulevad kõik, mis on ka väga hea, et meil on 120 inimest laval, aga mõtle, kui kihvt oleks, kui meil oleks enne Eesti meistrivõistlusi oleks niimoodi üle Eesti veel 2-3 võistlust. Ise mõtle, meil on praegu ametliku 20 000 harrastajaid. Et kui nüüd kogu seda võistlemise poolt presenteerida ja natuke nagu teistmoodi neid seda võistlemist nagu agiteerida, siis võiks ka see nagu võistlusspordi pool olla nagu suurem ja mida suurema me valik, seda nagu võib-olla kõrgemad tipud meil on. See on üks asi. Ja teine asi, muidugi, mida ma veel näen, mida mina nagu ise teha ei saa, aga suure tõenäosusega, siin on nüüd selline murdekoht praegu. Ja see murdekoht on täpselt siin, et mis saab tegelikult, mis on, ütleme ausalt, ütleme välja tõe, mis on mure mitte ainult meil, vaid ka näiteks Soomes, on meeste kulturism. Selline, ma ei taha öelda klassikaline, vaid tüüpiline või see vanakooli meeste kulturism, eks ole.
Sisuliselt täna Eestis on ju see surnud. Oleme ausad, eks ole. Ja iseenesest on ilus vaadata, eks ole, seal, kui meil on 8% võistlejatest laval on, eks ole, kaunid naisterahvad on, mis on väga kihvt, mis hoiab ja ütleme niimoodi, see naiste panus ühiskonda ja arengusse juba autosid toodetakse, selle järgi tehakse mitte meeste hulgas, vaid naiste hulgas tänapäeval disaini uuringut ja selle järgi toodetakse siis auto ja telefoni ja nii edasi, eks ole. Et iseenesest suur väljakutse, mida mina ei ole suutnud läbi mõelda, milleks tuleb teistpidi räägida, mis saab sellest meeste poolt ja kulturismist, eks ole. Ja kas sellest üldse midagi saab, nii nagu tegelikult naiste kulturism, eks ole, sisuliselt nüüd selle meie siis IFBB liiga tasemel lõpetati ära, eks ole. Ja mis saab siis nagu meeste kulturismist ja jällegi maailma tasemel, eriti Ameerika loogikas ja siis see meie kõige suurem konkurent NBC, eks ole. Seal on ju selgelt teada, et nii-öelda need keemia on, eks ole, lubatud on ju, mis siis teeb selle tulemuse hoopis teistsuguseks, et tegelikult see väljakutse, mida nüüd teha, mida teha meeste kulturismiga. Et see ongi see nüüd küsimus, et see transformatsioon võiks olla ka selles, meil ongi klassiline kulturism, meil on siis men's physique, eks ole, või rannafitness, nagu teda siiamaani nimetati, on ju. Ja minnagi selle peale, sest jällegi tavainimese jaoks tegelikult, kui sul on, kuna see on visuaalne ala, on ju, siis kui sa otseselt ei pane kõrvuti, vaid sul ongi seal hea väljanägemisega, heas proportsioonis, heas lihastikus klassikaline kulturist, eks ole. Tavainimese jaoks on täpselt see, mida me nagu ise inimestele ütleme. Ja ütleme, kõige suurem probleem ja kõige suurem väljakutse on see, et mida teha ja kas üldse ja mis saab meeste kulturismist, eks ju. Ja. Kas seal ei tule, kui ma mõtlen kas või rahvusvahelisi võistluseid, siis kulturismi kategooriates tavaliselt, kui võrrelda neid klassikalise kulturismi kategooriatena, kuna klassikalises kulturismis on, ütleme siis pikkuse kaalu nagu piirid on ees, siis kuna ma ise võistlen ka nagu klassikalises kulturismis, siis põhjus, miks mul ei oleks mõtet üldse rahvusvahelisel võistlusel nagu tavalises kulturismis võistelda, on sellepärast, et see, mis lihasmassiga inimesed nagu minu kategoorias oleksid, minu subjektiivsel hinnangul on 99% dopingu peal saavutatud. Ehk siis klassikaline kulturism on see kategooria, kus kulturismis on ka võimalik nagu naturaalselt võistelda normaalsel tasemel. Avatud kulturismi kategooria, mitte avatud, aga see on ka kaalupiirangud, aga kaaluklassid. No isegi, ma räägin kohe, kui ma käisin ka seal Santa Susannas, vaata, siis minu jaoks oli see nagu esimene rahvusvaheline võistlus ja mingis mõttes oli ka kultuurishokk, sest nagu Eesti võistluseid nähes, ma olin harjunud nagu nägema esteetilisi nagu inimkehasid, sest see on nagu see, miks mina üldse näen nagu mõtet seda spordiala nagu teha, on see, kui see lõpp-produkt, mis välja tuleb, see peaks nagu skulptuuri, mingit ilusat skulptuuri meenutama. Aga kui ma nagu vaatasin, klassikaline kulturism oli nagu fine, sest seal oli neil see kahlupiir ees. Aga kui läks juba suuremate kategooriate peale, siis nagu see, kuna minu subjektiivsel hinnangul on kõik seal väga tugeva dopingu peal, siis need on täiesti ebanaturaalsed kehad. Ehk siis nagu seda, minu jaoks isiklikult oli seda nagu rõve vaadata, sellepärast, et nagu enamusel olid kuradi need rasedad kõhud ees, vaata, kuradi, kõik olid oma vaskulaarsusega, nagu see terve see nagu see füüsise nagu välimus on teine lihtsalt. See on raske nagu kirjeldada, mida see jõhker kogus androgeene nagu teeb, pluss siis samad peptiidhormoonid ja kõik muud asjad seal juures. Et see nagu välimus on hoopis midagi muud ja siis mul tekibki küsimus, et nagu naturaalse sportlasena, mida sa nendes kategooriates üldse nagu teed? Mis seal üldse nagu teha on? Et ei olegi nagu väga midagi teha ju. Aga see on ka võib-olla põhjus, miks meil Eestis nagu, et kuna meil Eestis on nagu ka kontrollitud see spordiala, siis meil ei saagi nagu selles kategoorias ju sportlased olla. Ja sa jõudsid täpselt sinna, mis ma tahtsin öelda, mina olen seda asja jälginud seal 2000 ütleme 20 aastat ma olen seda jälginud, on ju, ja ma mäletan, et teisel võistlusel 2003 käisime, isand Kivikase ja Kalmusega käisime kolmekesi koos, on ju. Siis seal räägiti siis nendele delegaatidele ja
ja kohtunikele siis tol hetkel hakati rääkima erinevatest, mitte otseselt nagu siis see keemia kasutamisest, vaid seal siis õpetati nägema neid keemiat kasutanud sportlasi ja lisaks tol hetkel, ma mäletan, räägiti süntoolist, on ju. Näidati esimest korda pilte, see oli jõle rõve minu jaoks. Ja siis pärast seda ma tulin koju, sinnamaani ma ei olnud üleüldse nagu nende dopinguainete peale, ma nagu olin selle asja juures, ma ei olnud isegi nagu sellest, siis ma nagu tõsiselt süvenesin. Guugeldasin, uurisin, mis need asjad teevad, mis need on, eks ole. Aga mis see point, mis ma tahtsin ka öelda, ongi see sama asi, mis sa ütled. Ja siis, kui ma hakkasin nagu nendel võistlustel seal kaasas käima, näed nagu seda sama asja, mis need asjad seal nagu toimuvad on ju. Ja kõik need sellised reaalselt absurdsed olukorrad, kus jällegi ma ei saa nimesid öelda ja ma ei nimeta ka maasid, aga ma olen ise näinud banketil. Vend võtab banketil 15 kilo juurde, kulturist, ütleme võistluskaal 85 ja siis võtab 15 kilo juurde, särgi käised rebenevad, kingapaelad rebenevad. Et mis ma tahtsingi öelda, et see on nagu selles mõttes, ma olen nõus väga paljude kriitikutega meil Eestis ka, eks ole, et see on nagu mõnevõrra nagu silmakirjalik, eks ju. Aga ma tulen selle oma jutu juurde tagasi, siis ma rääkisin, vaata väikses riigis on võimalik nagu eksperimente teha ja see eksperimendi tulemus saada nagu varem on ju. Siis tegelikult siis need on juhtunud, ongi täpselt see, mida me ilmselt näeme kulturismis, et kui ma nüüd, meil oli 2 nädalat tagasi oli Põhjamaade kulturismiliitude presidentide ja siis selle meie rahvusvahelise liidu presidendi nagu Zoomi kohtumine, arutasime, mis edasi saab ja kuidas asi toimub, on ju. Ja siis see rahvusvahelise alaliidu president Rafael Santonia, mäletan, ütles huvitava lause, et kuna toimus see IFBB lahknemine siin mõned aastad tagasi on ju, siis käib üks hirmus süke madin, kes siis peale jääb ja kes kelleks on ju, ja siis see meie vastaspoolne liiga on tegelikult siis nagu NPC või see National Physique Committee, jah. Ja. Füüsise komitee põhimõtteliselt. Umbes nii, jah. Rahvuslik füüsise komitee. Ja seal on siis tegelikult nagu steroidid lubatud ja seltskond teissugune, aga samas, kui nüüd sa vaatad, mis viimasel, Santonia juhti sellele tähelepanu, et viimase poole aastaga on vist mingisugune 6-7 NPC võistlejat ära surnud on ju ja nüüd viimase nädalaga keegi läks veel, on kõik nagu NPC-st on ju. Et nagu see steroidi ülekasutamine on ju, aga see meie eksperiment Eestis, mis tegelikult siis juba enne minu presidendiks saamise aega oli tegelikult see sama siis suhteliselt brutaalne otsekohene dopingukontroll, sportlased isegi Adamsis on ju, Kivikas siiamaani Adamsis, eks ju. Ja tulemus tegelikult on see, et meil ei ole kulturiste on ju, mis omakorda on vist tõestus sellest, et siis võib-olla tõesti on väga keeruline, kui ei ole õiget geneetikat, on väga keeruline seda teha kulturismi nagu puhtalt. Ehk et siit oleks tegelikult nagu rahvusvahelisele alaliidule selge näide on ju, et kui ja mis on nagu siis ongi nüüd selle IFBB nagu eesmärk saada olümpialaks, eks ju. Selleks, et saada olümpialaks, peaksime me olema olümpiakomiteede liikmed, eks ole, siis need kohalikud liidud, nagu meiega oleme Eesti olümpiakomitee liige. Sellega kohe siis käib kaasas see, et me sõlmime antidopingu lepingud ja muud asjad, mis omakorda tähendab seda, et hoolimata siis sellisest mõnes mõttes nagu avalikust saladusest, et see on väga nagu selles mõttes ütleme dopingu ohtlik, eks ole, ala on ju, siis ühesõnaga tegelikult ka see ühesõnaga, et nüüd saada siis olümpia ja ühesõnaga me peamegi siis olema nagu antidopingus, aga omakorda siis see näitabki seda, et mis siis juhtub tegelikult selle alaga. Sa küsisid mu käest enne, mis saab, on ju. Mis me teha saame? Ega me ei saa midagi teha, me saame teha seda, milline nagu selle rahvusvahelise alaliidu guideline on, on ju. Kui me tahame saada olümpialaks, me olime peaaegu olümpiala, eks ole, seda lugu teada, eks ole, Samaranši ajal oli isegi proovivõistlus oli olümpial kusagil. Ja 10 kulturistist 8 jäi vahele. Klassika. See oli paarkümmend aastat tagasi see liigutus. Napilt enne seda, kui see Santoja sai presidendiks, mis tähendab seda, et siiamaani rahvusvaheline olümpiakomitee seda liitu tervikuna või siis seda IFBB peakontorit või kogu asja ei ole nagu liikmeks võtnud, tõsi küll, jah.
kohalikud rahvuslikud olümpiakomiteed on sisuliselt 198 siis nagu rahvuslikust liidust, mis on selle IFBB liikmed. Sellest vist kas 130-140 on kohalike rahvuslike olümpiakomiteede liige. Aga ülemaailmselt ei ole, eks ole. Ja siis, eks ole, need lokaalsed olümpiakomiteed nagu seal Lõuna-Ameerika olümpiakomitee ja seal Asia Pacific olümpiakomitee, nende liikmed oleme me ka. Aga anyway, see küsimus ja see, et mis saab. Et kui nüüd minna siis nagu puhtalt dopingukontrolli alasse, siis tõenäoliselt juhtubki see, mis meil täna Eestis on juhtunud. Küsimus ongi nüüd see, et kas kuivõrd, jällegi meie sõltume nüüd sellest, kui nüüd rahvusvaheline muudab oma seisukohti. Ütled, et me ei pürgi olümpiale ja kõik on vaba nagu 23 aastast tagasi, eks ole, eks siis meie peame ka vaatama omale näkku ja mõtlema, mis me siis teeme edasi, eks ole. Ja. Et see sõltub väga palju nagu sellest on. Aga jah, see põhimõte oli see, et kui me siis teeme seda eksperimenti, nagu me siin Eestis tegime, siis tõenäoliselt selle ala tulevik ongi selline. Ja. Aga jällegi, jah, küsi. Kas see rahvusvaheliselt ehk siis on ta liikumas ka selles suunas praegu? Eesti eksperimendi suunas? No ongi. Aga kas selle nagu rakendamine on hetkel nagu, või me ei tea seda veel, et need erinevate riikide siis ütleme spordialaliidud, kas nad on vastutulevilikud ka sellele ideele, et hakata reaalselt nagu legitiimseid kontrolle tegema või see on pigem siuke tore asi, millest rääkida, aga reaalselt nagu praktikat seda ei ole või seda veel ei tea ühesõnaga. Me oleme ausalt, sellest räägitakse rohkem kui tehakse. Sest vaata ise rahvusvahel, meie teeme Eestis aastas rohkem teste kui rahvusvahelistel, kui MM-il ja EM-il kokku tehakse. Et selles mõttes ka, see pole kriitika, aga see on pragmaatik, selles mõttes nagu nii on praegu on ju. Ja siis sinna juurde rääkida, et me tahame seda puhtalt teha, on tõepoolest, reaalselt võib öelda, on silmakirjalik või kahepalgeline on ju. Et ütleme, kui meie nüüd reaalselt, eelmine aasta me tegime vist 19 dopinguproovi, eks ole, Eestis tehti. Siis, ja kui mujal tehakse seda oluliselt vähem, eks ole, siis ongi nagu niimoodi, et küsimus on nüüd selles, et jällegi see konkurents selle NPC-ga, kus kõik on lubatud, on ju, oleks siis kogu maailm nagu puhas, selles mõttes puhas, et olekski üks valitsev spordialaliit, nii nagu muudel aladel, et kergejõustikus on kergejõustikuliit kogu maailmas ja nii ta toimib ja ei ole võimalust, et kuskilt võsast tuleb keegi ja hakkab ka mingit kergejõustikku tegema, kus 100 meetrit, ei ole mitte 100 meetrit, vaid 101 meetrit ja kus 100 meetrise pagana rada ei ole seal mingisugune, ma ei tea, 90 senti, vaid on näiteks laiem ja ma ei tea, mingid asjad on ju ja ma teen ka oma liiga. Et siis võib-olla on lihtsam, on ju, aga senimaani, kuni siin on nagu see, kuni on selline nagu liigade vaheline ellujäämise võitlus nagu ka on ju, senimaani on jube keeruline öelda, kuhu ta siis tegelikult nagu läheb. Ja teine asi on siis ikkagi ühiskonna vajadus, et eriti nüüd see Ameerikast tulenev ega see selline, ütleme, steroidide baasil kulturism, ega ta on tegelikult Ameerika keskne, eks ole. Ameerika vaatajale, Euroopa igale poole mujal on ta üle tulnud, aga Ameerikas reaalselt raha saadagi sellest Ameerikas on ju. Tegem küll, jah. Suured tegijad, aga muidugi, kui sa vaatad praegu nende seisundid, näiteks sama, ma ei tea, Dexter Jacksoni seisund täna, siis paratamatult nende... Siis kui sa vaatad täna videotest nende 55-aastaste meeste seisundit, siis see ei ole see, millest me räägime, et sa oled 80-selt ka veel funktsioneeriv. Absoluutselt, see töötab vastu, ütleme, sellele samale ideaalile, millest me alguses rääkisime, et sa tahad 90-aastaselt heas vormis olla, et sa ei saa olla 90-aastaselt heas vormis, kui sa tõenäoliselt oled kunagi Mr. Olympia olnud sellised nagu nad praegu, mis tasemel nad on, vaata, kaasa arvatud, mis kõik see südame suurenemine ja kõik südame-veresoonkonna haigused ja kõik need terviseriskid, mida nad tegelikult võtavad, et tõenäoliselt see ei esinda jälle seda ideaali, millest me nagu alguses rääkisime. Ta ongi nagu päris mitmel tasandil nagu tegelikult suht nagu keeruline olukord, ma ütleks. Ja ka siin me läheme sinna, millest nagu mina olen mõelnud, on ju, ja mis näiteks samamoodi USA-s, eks ole, kui meil siin Euroopas ja Eestis on ju naisterahvad ja ka meesterahvad kohendavad ennast ja võtavad siin kortsa ära, süstitakse, tehakse igast kino veel, on ju. Siis USA-s lähevad minu vanused meesterahvad samamoodi ilukliinikusse, mis nad seal 6 aega teevad omale kasvuhormooni kuuri. Tulevad välja 10 aastat nooremad,
kõik on tipp-top, nad ei võistle. Ja mis on see point? Elu kvaliteet on parem. Nüüd tekib see küsimus, mida me siis tahame, et kui me vaatame, kui nüüd meie teadmiste tasemel inimkond areneb, on ju, teadmised arenevad. Kui nüüd sellise teadliku liigutamisega, teadliku toitumisega ja kui sinna lisada ka siis selline teadlik meditsiin, kui selle kaudu on võimalik elada kvaliteetselt 120 aastaseks, tekibki küsimus nüüd eetiliselt, et kas ka siis on, ütleme, need ained, ütleme, keelatud ained, on ju. Kui see kokkuvõttes annab sulle elukvaliteedi. Okei, sa ei võistle ja nagu me selle kõrvalt ära jätame, räägime ainult elukvaliteedist. Kui sul näiteks on läbimõeldud targa, siis ütleme, liigutamisharrastusega, läbimõeldud targa elustiiliga, ükskõik, kuidas sa siis elad ja kuidas sa ennast siis kurnad, söömine ja sinna juurde läbimõeldud tark meditsiin. Kui see annab sulle 120 aastaselt, ma ei tea, 40 aastase inimese võimekuse, mis sa ütled inimesena? No täpselt ja see on minu subjektne arvamus. Minu hüpotees on see, et see on järgmise, ütleme, 30 aasta teema on see, ma arvan. Mina julgeks nagu väita, sest ma tean, et USA-s on see suhteliselt populaarne, on see juba need tervisekliinikud nii-öelda. No just seda ma räägin. Ongi kasvuhormooni teraapiaid ja nii edasi, mida iganes nagu mingis eas näiteks ongi, antud juhul näiteks mehed, kes seal käisid, mida nad sellel hetkel nagu vajavad, aga selle taga on ikkagi enam-vähem nagu põhjendatud nagu meditsiin, tõenduspõhine nagu meditsiin, mitte see, et ma kuskil kuradi keldris süstin endale midagi, vaata. Et juhul, kui see elukvaliteedi ja eluea kasv ja elukvaliteedi kasv nagu tuleb selle arvelt, mina eeldaks, et nagu inimkond nagu ühiskonnana liigub seal suunas, et see muutub mingil hetkel rohkem nagu normaalseks. Miks ei peaks tahtma inimesed tunda endast 80-aastasena elujõulisemalt, kui nad mingid tõenduspõhiseid asju kasutavad, vaata. Aga jah, siis tekib see spordiala küsimus sinna juurde, vaata, mis komplitseerib tervet seda nagu asja veel rohkem, vaata. Et nagu see asi läheb aina rohkem pudruks, see asi läheb ühesõnaga. Siim, aga see on jällegi ühiskondlik paradigma, see on kokkulepe. Võib-olla näeme ka meie 30 aasta pärast ära, et spordis on hoopis teised kokkulepped, reeglid on teistsugused. Öeldaksegi, et näed, sul võib olla teatud protsent seda või seda asja sees. Võime seda näha, saad aru. Ja mis me siis teeme? Tegelikult on, kui bioinseneeria, kui peaks väga kaugele arenema, siis tegelikult lõpuks kaob spordil kui sellisel suhteliselt mõte ära, vaata. Sest sa suudad võib-olla kodeerida inimestele mingeid võimeid ja siis ei ole ju mingit väärtust sellele, kui keegi jookseb 100 meetrit mingi väga kiire ajagana. Sest sa saad seda kodeerida endale sisse. Võib-olla on niimoodi põhimõtteliselt kunagi, et ma lähengi samasse kliinikusse näiteks ja ma tunnen, et ma tahaks omada siukest kehavõimet ja mulle kodeeritakse see sisse näiteks. Ongi olemas, nüüd ma jooksen 100 meetrit siukse ajaga. Aga keegi sporti siis ei viitsi enam vaadata. Spordil kui siuke kaob väärtusala, välja arvatud juhul, kui seda ei suudeta teha. Jah, täpselt niimoodi, et pannakse kõigile nagu sportlastele pannakse sama geneetiline profiil, vaata, ja siis võidavad need, kes on kõige suurema tahtejõuga või kõige distsiplineeritumad või võib-olla kui mingi mindseti mäng tuleb sinna juurde või ma ei tea. Aga nüüd me räägime, ma ei tea, mis ajast, vaata. Aga tegelikult täiesti võib nii minnagi. Jah, aga tegelikult see nii-öelda see meditsiini areng ja dopingu areng ja see tegelikult on ju mõjutamas nii-öelda. Praegu on see nii-öelda nagu salaja tehakse neid asju ja proovitakse saada nagu neid konkurentsieeliseid, aga lõpuks tegelikult, kui see meditsiini, ütleme, areng ja bioinseneeria ja kõik see on nagu väga kõrgel tasemel, siis ma ei tea, ma ei tea, kuhu see lõpuks tegelikult, mis üldse spordis saab. Aga jah. Ma ei tea. Aga jah, põhimõtteliselt meil on Eestis põhimõtteliselt siis siuke nagu unikaalne eksperiment mingis mõttes maailmavaates ju. Sest kui palju on alaliit teistes nagu riikides, kus saab öelda, et on legitiimsed dopingukontrollid. Ei ole ju, põhimõtteliselt vist ei ole. Sest ülejäänud terves maailmas on ju see norm, et sa mingil moel ikkagi saad dopingut kasutada ja võistelda. Ja siis põhimõtteliselt, meil on siuke sotsiaalne eksperiment. Ja siis elu näitab, kuhu see välja viib, vaata. Ma saan mingis mõttes aru, et see võib tegelikult osadele sportlastele panna pinget peale selles osas, et nad tahavad, et neil tekib kiusatus salaja hakata dopingut kasutama, sest nad ju käivad rahvusvaheliselt võistlemas teiste sportlaste vastu, kes kõik kasutavad dopingut. Ja siis on see, et kui nad naturaalsena seal võistlevad, siis nad ei saa nii häid tulemusi, kui nad samadel alustel võistleks ühesõnaga. Ehk siis, kui kasutavad samu nagu ained võivad kasutada. Et ma saan täitsa nagu aru ka sellest eetika nagu siuksest konfliktist sisemisest, mis võib tekkida vaata sportlasel, mis on ka väga keeruline teema omakorda. Aga samamoodi on ju ülimalt keeruline oleks siis
minna ka meie praeguse alaliiduga ju sihukest teed, et okei, meil on ka kõik avatud, vaata. Sest see on ka meeletu eetiline konflikt ju tegelikult. Sa põhimõtteliselt lased oma sportlastel kõigil vabalt hakata dopingut kasutama. Noh, ja siis nagu nii-öelda, kes tahaks naturaalsena seda teha, see enam põhimõtteliselt ei saa üldse seda teha. Sellepärast, et nagu see on mõttetu selles mõttes. Sa lähed ju võistlema oma inimeste vastu, kes on hoopis teise nagu füsioloogiaga, vaata. Et see ongi nagu, jah, ma olen nagu mõelnud selle peale, siin ei olegi nagu mingit head lahendust põhimõtteliselt. Siin ei olegi nagu väga... Jah. Jah. Et ei saa nagu seda teha avalikuks ja samal ajal nagu, jah, ma ei tea, seal ei olegi nagu... No, see on jällegi see asi, et jah, aineteks, aga samas sa oled ju ka nõus sellega, et tegelikult, kuule, mina olen nüüd näinud enda pealt, on ju, ma ei ole võistleja, on ju, aga ikkagi olen saalis käinud. Ja ka nüüd, kui siin eelmine aasta ei nagu rohkem vahele seoses selle sama liidu juhtimise ja kõige muuga, on ju, siis, aga kui sa oled ikkagi 20 aastat järjest teinud, teadlikult, ülepingutamata, viisakult, tervist mitte rikkumata, siis tegelikkuses selle keha arendamine on pikk protsess. Ja kui me jätame selle spordi poole kõrvale, siis kui sa teadlikult sellega tegeled, siis on need erinevad teooriad, palju sul kilosid aastas tuleb ja nii edasi, on ju. Kui me ka selle kilod ära jätame, me ei mõõda neid kilosid, me mõõdame puhtalt enesetunnet ja muudame puhtalt välimust. Ma ei tea, mis on see mõõdik täpselt, aga siis sisuliselt ongi see kulturism selline ala, kus sa kõigepealt kuskil seal, ma ei tea, 20–30, kui testo on üleval, kus sa tuled sellise, kus on reaalselt siis see geneetika, mis sul siis annab kas eelise või mitte eelise, on ju. Ja siis saab pusid ja siis teine koht on kuskil seal 50-selt, kus sa siis oled nagu lihtsalt puhtalt selle usina harjutamisega saanud omal rasva maha, natuke siis seda reljeefsust ka, kas sul on geneetikat või ei ole, on ju. See ongi selline asi, kus tegelikult, ka näiteks meil Eestis see sama probleem. Meie nagu super naissportlased, eks ole, 35+, on ju. Ja reaalselt on nagu imelik neid saata siis nii-öelda nagu veteranide või seenioride võistlustele, on ju. Ja meie kaunitarid siis käisid vastu võtmas samamoodi nüüd siin veteransportlaste liidus käisid vastu võtmas oma auhindasid, on ju. Reaalselt nad on nagu plikad seal. Et mis see mõte on see, et näiteks meie alal, mida ma pool naljaga pooleks ja natuke tõsiselt on samamoodi öelnud, et mis mõttes 40 ja veteran või 50 ja veteran. See ei ole nii, et sa ei saa nagu panna seisma seda, et nüüd sportlane oled sa siis nagu muudel aladel, kui sa oled, ma ei tea, 30, siis oled kohe peale 30 veteran. Sa teete nalja või? Et kui sa tahad nagu elukestvat asja, siis ma võiks ka 50-selt võistelda ju tava sportlasena. Miks ma võiks kohe, miks ma peaks down või upgrade ima sellesse veterani. Ja siin tekib see küsimus, nüüd ka jällegi see paradigma küsimus ja reeglite küsimus, et miks me siis lahterdame, eks ju. Paneks ka põlve maha, ütleks, et ma ei tunne ennast 50-aastaselt veteranina. Jah. Kui ma hakkasin mõtlema selle sama sotsiaalse eksperimenti peale, mis meil nagu Eestis on, et kui me rääkisime alguses selle keha kasvatamise sellest ideaalist, vaata, siis tegelikult ju, et tegelikult suht hästi see meie tehtud sotsiaalne eksperiment, miks me sellisena seda spordiala reguleerime Eestis selliselt, see vastab sellele ideaalile kõige paremini tegelikult. Sest kui me laseksime vabalt kõigil seda nii-öelda kasutada siis dopingaineid, siis see töötab lõppkokkuvõttes täielikult vastu sellele, mis on selle asja mõte üldse. No tegelikult on, jah? On, jah. Selles mõttes täiesti mõttetud. Me tegelikult ikkagi, me rohkem nagu see ideaal selle puhul on ikkagi see, et sa elad kaua kõrge elukvaliteediga, sa oled funktsionaalne ja heas vormis ja niipea, kui sa võtad selle äärmusliku dopingu kasutamise juurde, siis sa töötad täielikult selle ideaalile vastu tegelikult. Jah, ma usun küll, et see tervisele mõjub ikka väga kehvasti. Jah. Selles mõttes see sotsiaalne eksperiment on nagu põhjendatud oma ideaali, nagu selle visiooni poolest, mis on selle asja mõte. Just. Nii on. Huvitav teema, jah. Aga mida teha, oleme ka ausad, on ju. Ma ei saa, kui sa oled siin teistega teinud neid samu asju, siis selles meie alas, kuigi seda dopingu teemad ja dopingu vaid nüüd alles suusatajad, eks olid ja igal pool on midagi.
kogu see asi, mis siin meie alal on, see dopingu jutt käib üle ja ümber siin. Ja me ei saa ka panna silmi kinni ja öelda, et me ei räägi sellest üldse ja me ei tea sellest mitte midagi ja nii et. Ja minul on ka väga siiras siuke kahtlus või siuke sügav kahtlus, et ka nende teiste alade erinevad dopingu kaasused, kasutajad, ma ei tea, müüjad, vahendajad, dopingu doktorid. Mul on küll väga siuke tunne, et ega seda teadmist, et see katseb olukonna on tegelikult meie ala. Nagu halvast küljest vaadates, aga samas, kui me nüüd jätame dopingu kõrvale, kuhu ma jõuda tahtsin, on see, et samamoodi harrastajate poolest vaadates, eks ole, vaadates, mis toimub nagu teistes spordialaliitudest, siis kogu see jõutreening, no nüüd see hea pool, ütleme selle dopingu ära, siis ükskõik, sa vaatad suvalist ala, jalgpallurid, korvpallurid, kõik on saalis. Seesama minu kunagine teine treener Tarmo Tiits, eks ole, oli pikalt vist Moskva ASK võrkpallikoondise konkreetselt füüsilise ettevalmistuse treener. Ja mida see tähendab? See tähendab jõusaali. Jõusaali, täpselt, jah. Ja kus see jõusaali kogemus tuleb? Meie juurest. Ja sisuliselt kõik olümpialad kasutavad meie võtteid. Kõik olümpialad kasutavad seda kogemust, mida meie spordis saadakse, on ju. Ja kui ma siit tulen nüüd ringiga tagasi, siis tõenäoliselt seesama jõutreening, sinna juurde siis võib-olla keelatud ainet, kõike saadakse kahjuks. Võib-olla siit kaudu on ju. Aga ma mõtlen, et parem on nendest asjadest rääkida otse ja ausalt. Loomulikult, kui me täna oleme olümpiakomitee liige Eestis ja me oleme antidopingu liige, siis selge on see, et liidu ametlik poliitika on see, et doping on keelatud ja me kõiki oma asju niimoodi ajame ja läbi viime, eks ole. See sõltub jälle täpselt sellest, kuidas see muutub. Nagu ma ütlesin, et kui peaks rahvusvaheline alaliit otsustama, et ei, me ei pürgi olümpialaks, et ei pea olema olümpiakomiteede liikmed ja laske kõik vabaks, see on siis otsustamiskoht. Endale otsa vaadata, mis teevad sportlased, mis teevad ametnikud, mida mõtlevad liidu presidendid ja nii edasi, eks ole. See on niisugune eetika koht, et kas saab olla või ei saa, eks ole. Selle pika jutu. Mõistlik, jah? Mis edasi saab? Jah. Elu näitab. Ma ei tea. Ma pakun, kuna see jääb maha, vaata podcast jääb maha, on ju, siuksed asjad jäävad maha. Mina pakun, et see kulturism ja fitness sellisel moel kindlasti välja ei sure. Ma arvan, et spordialana saab veel rohkem tegelikult populaarsemaks. Just tänu sellele, et neid alasid ja meie enda selle ala sees vaatan neid kategooriaid ja niivõrd palju, eks ole. Ja ma arvan, et minu isiklik arvamus miski pärast on, võib-olla ma olen liiga skeptiline, ma arvan, et vähemalt minu silmad seda ei näe, kui me olümpialaks saame. Ja see on just selle sama asja pärast, et selleks, et me saaks olümpialaks, ei piisa selleks, et IFBB president käib ja teeb lobitööd rahvusvahelise olümpiakomitees. Selleks, et kulturism ja fitness saaks olümpialaks, selleks peavad teised olümpialad tahtma seda. Kõik need, me tegelikult sisendit anname. Boksijad, maadlejad, ujujad, saad aru, nemad peavad tegema selle kummarduse ja ütlema, et sõbrad, me oleme teilt nii palju saanud, et näed, minu korvpallid peavad tänu sellele vastu, et tänu teie pikaaegsele katsetamisele, proovis ja harjutamisele, ma teen nüüd seal, ma ei tea, õlalihasele õigeid harjutusi. Näed, mul on õlalihas tugev, samal ajal mul on jäänud siuke särts ja kiirus. Tänu sellele, et me oleme teie käest selle teadmise saanud. Kus see teadmine mujalt ei tulegi, on ju? See tähendab seda, et teised spordialaliidud peavad hakkama hindama meie nii-öelda seda baas, et see meilt tulenev baas, nagu see baas, mitte haridus, aga see baas vastupidavuse, see baas füüsis, et see on oluline. Saad aru? Aga see on nüüd täpselt see, et millal see sinnamaani jõuab, et sellest aru saadakse. Ja, ma ei tea, ja minu silmis nagu isegi kui seda nagu väärtustatakse, siis olümpialana endiselt peab ka siis see meie Eesti sotsiaalne eksperiment peaks ka olema laienenud ka siis teistesse riikidesse. Sest muidu ei saa see juhtuda lihtsalt. Muidu need boksjad ütlevad lihtsalt, et et nagu ülihea, me saime ülipalju teadmisi nagu sellelt nagu teie alalt, vaata ülikasulik.
aga vaadake, mis seal toimub, vaata. Noh, et see ei ole ju, see pole naturaalne ja siis on kõik, vaata, ei olegi rohkem midagi teha, vaata. Et see, nende kaks asja korraga peaks juhtuma. Et selles on sul õigus, et kindlasti kui turism muutub, et on kaks varianti. Kas kogu maailm lähebki dopingu vabaks? Mängud on dopingu vabad. Siis on, kui turism ruulib sellisel moel, nagu ta siiamaani on ruulinud. Ja kui ei lasta vabaks, siis me näemegi naturaalselt kulturismilaval, mis iseenesest, noh, kokkuvõttes me oleme tagasi vanast Kreekas, eks ole. Jah, mis iseenesest ei ole ju... Kus kogu doping oligi ka Jenne Pipar ja ma ei tea, köömned ja küüslauk ja ma ei tea, kaneel, eks ole. Jah. Mis iseenesest oleks ju, mis selle salba on, eks ole. Kui see oleks praktiliselt nagu teostatav, niimoodi, et ongi piisavalt nagu kontrolli, kui need süsteemid seal taga ja regulatsioonid kõik toimivad nagu piisavalt hästi, niimoodi, et see päriselt niimoodi oleks. See üks jumala äge. Ja siis võidavadki kõige parema geneetikaga ja kõige targemalt tegutsevad ja kõige distsiplineeritud tegutsevad inimesed, nii nagu spordis peaks ju tegelikult olema. Nii on, jah. Ilus kokkuvõttes selle kohta. Olen poolt. Elutarkused. Kurat, see on siiani podcastides kõige siukse, ma ütlen, siin peab ikka ajusid korralikult ragistama. Siin käib ikka nii sügav mõtte tööle, nii kaugele läheb välja, aga ei, väga huvitav on. Väga põnev on. Jah, aga võib-olla siis see näitabki võib-olla sellise tavakuulajale ka, et ma räägin, et ei ole ainult see, et sa pumpad lihase üles, oled kogu aeg saalis, teed Instagramis punniskanni pilte on ju, ja veel midagi on ju, vaid et tegelikult siin taga on ikka päris suur mõttelik töö. Selles mõttes. Ja kusjuures, jällegi, ma ei taha selle dopingu tulla, aga kujutad ette, palju peab üks treener ja sportlane, kes päriselt puhtalt teha, kui palju ta peab tegelikult mõtlema ja siis nagu kivist vee välja pigistama, et olla sama hea või parem, eks ole. Ma räägin, kui ma nüüd lihtsalt, mina näeks samas, ütleme, selle sama kulturismi, selle olemusel või mitte. Vahet ei ole, on ta siis vanaaegne kulturism või siis kulturism selles mõttes, mis meil täna on ju klassikaline või siis füüsiik. Füüsiikipoisid ei taha, et need nimetatakse Ranna Fitnessi poisteks on ju. Sellest ma kasutan seda ingliskeelset sõna. Füüsiik, nad saatsid meile kirja, et palume ümber nimetada kategooria. Ja ei, täitsa okei on ju. Lihtsalt eesti keeles keeruline ja veel keerulisem seletada, mis see füüsiik siis on. Et Ranna Fitness on füüsis on ju, et ilus füüsis või Ranna füüsis või ma oska öelda on ju. Või klassikaline füüsis, ma ei tea. Aga kui ma olin nüüd siin sügisel või talve akul, olin siis minu meelest kõige suurema Eesti koondisega üldse meeste MM-il on ju. Olime seal vist, ma ei tea, 5 mehega või 6 mehega või. Ja esimest korda siis 20 aasta jooksul ei olnud Ott Kiivikat, vaid oligi see nii-öelda teie põlvkond. Kõik targad kutid, eks ole. Ja samamoodi see jutt oli tegelikult meil sama. Me rääkisime selle laua taga samamoodi, et sa võrreldamatuga mõnes mõttes on ju. Ja esteetiliselt olid selged meie kutid, esteetiliselt nad on oluliselt paremad. Ehk et siin on tegelikult see küsimus, mida peaks alaliidu mina peaksin hakkama rääkima rahvusvahelise kohtuniku, selle peakohtuniku Filleborniga, et hakkame päriselt ka siis esteetikat hindama. Täna öeldakse, et tuleb hinnata, eks ole, proportsiooni ja veel midagi on ju, aga hakkame siis katsume siis paika peal, mis on see esteetika, mida me tegelikult hindame. Ühesõnaga, me hakkame esteetikat hindama. Et see on ka variant, et muuta kohtunike hindamise reegleid ja rahvusvahel. Et okei, lepime kokku siis, et meil ametlikult ja kokkuleppeliselt, kuna me tahame olümpialaks saada, meil on doping on keelatud. Nii. Aga kuna me samas teame, et me ei suuda teha nii palju kontrolle rahvusvaheliselt, kui palju me Eestis teeme on ju. Et meile tulevad ikkagi lavale ebaausal teel suureks saanud mehed või naised on ju. Siis õpetame kohtunikud, nõuame kohtunikud, õpetame kohtunikud ringi, et lihtsalt need selgelt silmatorkavalt, ütleme siis mitte naturaalselt, lihtsalt hinnatakse tahapoole ja võidabki näiteks puhas Eesti poiss. Ja kui tegelikult on Filleborn, eks ole, peakohtunik rahvusvaheline, on tegelikult öelnud seda, et see on kohtunike kätes. Kui näiteks 2 aastat järjest MM-il ei võida mitte sükse laseda kõhuga ja ripuvate rindadega vend, võidab näiteks Eestist tulnud, ütleme päriselt naturaalne vend ja 2 aastat järjest, mis arvad, mis siis juhtuma hakkab?
Kõik muutub. Ja tegelikult on see asi seal kinni. Jah, sest kohtunike käes on ju tegelikult võime kujundada sportlaste suunda. Ehk siis kohtunikud panevad ju pingeritte sportlased ja vastavalt sellele see, kes on pingereas nagu esimestel kohtadel, seda vaatavad ju kõik teised sportlased. Ahah, see on see, mida hinnatakse, see on see, mille järgi ma võistlen. Vaata. Muidugi, mis siis nagu keeruliseks asja teeb, on see, et tõenäoliselt üksi seda kohtunik vaata ei saa teha selles osas, et siis hakkavad võitma sportlased, kes ka kõige targemat dopingut kasutavad. Ehk siis, kes nagu ekstreemset massi taga ei aja, aga näiteks ongi pluss 10 kilo nagu sihukest lihasmassi üle geneetilise potentsiaali näiteks. Aga niimoodi, et säilitad oma esteetilised jooned, vaata. Et noh, ta üksi seda probleemi endiselt ei lahenda, vaata. Aga kindlasti see oleks esimene samm, mis peaks olema, sest nagu see endiselt see rasedate kõhtude teema on minu jaoks nagu täiesti nagu see hävitab täielikult selle asja mõtte nagu, sest nagu ja eriti kui need nagu antakse kõrgeid kohti ka sihukesse sportlastele, siis nagu see on minu jaoks nagu müstika täiesti, sest rase mees on minu jaoks kõige naeruväärsem asi, mis nagu saab nagu olla ühe nagu keha ehitaja puhul, vaata. Sest sa ju töötad just selle mingi skulptori ideaali järgi ja siis rase mees. See on sürreaalne lihtsalt. Nii et nii on jah, seda kindlasti saaks nagu muuta seal 100%. Vot. Kuule, aga korralikne. Poolteist tundi rääkinud. Ma arvan, et siit ei olegi mõtet väga pikalt edasi minna, sellepärast, et see läheb nii pikaks, et ma ei tea, kas kui kaua ma ei julge tavaliselt üle poolteist tundi väga minna, sellepärast, et muidu inimestel see võib-olla see auditooriumi nagu see kuulamisaeg hakkab nagu ära kaduma, vaata. Inimestel on see tähelepanu see, jah, nad väsivad ära lihtsalt. Et siuke poolteist tundi. Mõtle 1 minut, vaata, ma teen kiiresti siit ühe kõne, aga sa praegu, sa saad pärast välja lõigata, on ju? Jah, aga põhimõtteliselt küll. Aga või teine variant on see, et põhimõtteliselt, kui me tõmbame otsad kokkuna, et kui sul kõne niikuinii vaja teha on. Ja, sest meil on poolteist tundi, ma arvan, meil on poolteist tundi ja meil juba korralikku vestlust siin sees, et nagu meil ei olegi mõtet seda otsa nagu väga pikaks enam tõmmata. Kuidas tunned? Vot. Kuule, aga see väga põnev oli, ma räägin, et ma olen teatud seltskonna fänn ja ma ütlen, et ma ausalt, minu unistus oleks see, et kusjuures see võib ka linti minna. Minu unistus oleks see, et mingil hetkel ja mida varem, seda parem, samamoodi seda liitu tegelikult juhiks üleüldse sükene teie põlvkonna noor seltskond teistmoodi. Mis eeldab muidugi klubidega kokkuleppeid ja nii edasi, on ju, aga tegelikkuses ma ütlen, et mina näen, et kogu see asi, ja see peaks mujal maailmas ka nii olema, et see nii-öelda haridusega inimesed, kes seda ala nagu vaatavad teise nurga alt, on ju. Et kui te saaksite hakata ka kujundama seda spordipoliitikat, mis puudutab kulturismi kui spordipoliitikat, on ju. Eri maades on ju, sest kui sa vaatad, siis tegelikult põlvkonnavahetus toimub, on ju. Mina olen nüüd kuidagi vahepeale sattunud, aga kui sa nüüd käid rahvusvahetus võitsid, ma olen käinud siis 20 aastat seal, on ju. Ma näen need inimesed, kes tol hetkel, kui mina läksin, olid siuksed täisjõus, siuksed 40-50 vennad, nagu mina praegu, on ju. Siis täna need on kõik, mis siin salata, need on papid. Ja ega sa sealt papist enam midagi välja ei ime, on ju. Kuni sinnamaani välja, et kõik need asjad, mis siin täna on, kogu see tehnoloogia areng on ju, kõik need asjad, et see on, võtame või, nüüd on midagi hakanud toimuma, aga veel 2-3 aastat tagasi, kui meie tegime oma asju siin Eestis käsitsi Exceli tabelitega ja oli väga kihvtid, siis seal ikkagi inimesed arvutasid käsitsi kokku asju. Et nagu ei tulegi selle peale, et on võimalik kasutada äppe kuni hindamiseni välja, et sa ei pea kirjutama sinna, sa võid ju läpakas teha või kuskil tabletis paned oma hindad ära, asi arvutab kokku, sul on automaatselt kohe on asjad käes, on ju. See kõik oleks täna võimalik ära automatiseerida, tohutu aeg, mis kulub, on ju, ja nii edasi. Et ma arvan, et seal tõenäoliselt toimub ka mingisugune põlvkondade vahetus, on ju. Ja tegelikult on selles mõttes, sina oled väga huvitaval ajal, ja mina ka näen seda ilmselt, et kui kogu selle rahvusvahelise liidu juhtimisest toimub põlvkonna vahetus, siis selgelt toimub paradigma muutus ja selgelt võib toimuda ka reeglite muutus. Siis on näha, kuhu see asi nagu läheb. Tänud sulle, Ergo. Sulle aitäh. Oli väga huvitav vestlus. Väga korralik sügav vestlus ja väga olulised teemad käisin üle. Äge ole. Tänud sulle. Ole tubli. Tšau.